Valgus ja vari, Eeva Lepik. Palun, aplaus! Aitäh! Tere! Mina olen Eeva Lepik, just nagu teile just öeldi, ja tänane töötuba on teemal vari ja valgus. Ja see võib teie jaoks, kui te ei ole varem neid termineid kuulnud, olla midagi täiesti tundmatut või siis te võib-olla olete seda terminit, neid sõnu kuskil juba kuulnud. Igal juhul on kindel, et kas te teate varjust, selle sisust, mis asi see on ja kuidas see teie elu ja valikuid igapäevaselt mõjutab üldse midagi või ei tea, on täiesti kindel, et te tänasest töötoast saate midagi enda kohta uut teada. Siis, kui te teete kaasa, sellepärast, et see on töö iseendaga. Ja see tähendab, et praktilise poole peal, mis on selle töötoa teine pool, et ma esitan küsimusi, kus te saate ise neile vastuseid anda, te ei pea neid vastuseid välja ütlema, aga te avastate enda kohta midagi, mida te enne ei teadnud, kui te ausalt nendele vastate. Ja sealt kaudu saate te hakata oma varju vähendama ja kohe saate teada, mis te seda teha tahate. Ühendusega midagi üks hetk? See on panemata. Ennem nagu töötas, võib-olla on välja nüüd. Okei. Nii kaua, kui me pildi saame, mis ei olegi praegu kõige olulisem. Ma endast teile väga pikalt ei räägi, sellepärast, et siin töötoas on asi teis, mitte minus, aga ma räägin ainult lühidalt, kuidas ma selleni jõudsin, mida ma praegu teen. Ja see, mida ma teen, seda ma olen teinud väga lühikest aega. Et see kõik, mida ma teiega jagan, selle ehe näide olen ma ise, ma olen selle praktikas läbi teinud, varju lahustades, oma varju vähendades, olen ma vabanenud suurest osast hirmudest, mis hoidsid mind tagasi. Ja mina alustasin oma varju lahustamist sellest osast, mis oli seotud raha loomisega. Kui te nüüd igaüks enda jaoks mõtlete korraks, kui oluline on raha elus. Mõned inimesed ütlevad, et see ei ole oluline, teised ütlevad, et on, aga ilma selleta me elada ei saa praeguses ühiskonnas enam-vähem kindel. Ja päris kindlasti te kuulete siin täna selliseid küsimusi, mille kuulminegi või siis neile vastamine võib tekitada teis ebamugavust. Pange tähele, sellepärast, et seal, kui te seda tunnete, alati kui te tunnete ebamugavust, seal on midagi olulist teie jaoks. Tavaliselt inimesed ei taha sinna minna, kus nad ebamugavust tunnevad, aga kõik hea asub väljaspool mugavustsooni. Lihtsalt pange tähele, kui miski asi teil nagu punaseks läheb kuskil, siis on see aken teie jaoks, kust läbi saab minna. Ma olen teinud inimestega tööd teadvustreenerina, arengutreenerina, nüüd 2 aastat. Ja ma alustasin terapeudina, arvates, et see on see, mis mind kõige rohkem tõmbab ja siis tõmbaski. Ja kasutasin sellist tehnikat nagu meta-EFT. Kui te olete kuulnud Hiina meditsiinist ja teate midagi, mis on meridiaanid, siis seal kasutatakse neid ehk kehal olevaid energiajooni ja koos neurolingvistilise programmeerimisega vabastatakse inimest sellest, mis teda tagasi hoiab kõiki oma soove ellu viimast. Sest ainuke põhjus, miks inimene oma soove ellu ei vii, on see, et ta on ise kuskil enda tee peal ees. Te kuulsite seda teiste eelnevate esinejate käest ka korduvalt. Et tavaliselt me arvame, et põhjused on väljaspool, aga tegelikult me oleme ise enda kõige suuremad pidurid ükskõik kus kohas. Mitte ainult äris. Ja kuigi me tänases töötoas keskendume sellele, kuidas vari mõjutab kõige rohkem just seda, kui te tahate mingit uut ettevõtmist alustada või oma praegust ettevõtmist järgmisele tasemele viia, siis vari on igal pool elus. See on üks ja te ei saa sellest mööda suhetes, tervises, mitte milleski. Sellepärast, et see on kogu aeg teiega kaasas. Ja sellepärast on nii oluline seda tundma hakata, et see on võti teie parema elu juurde. Ja kui ma tegin teraapiaid inimestega, siis ma töötasin üks ühele, nagu ikka terapeudid tööd teevad, seansile, kuskile füüsilisse kohta ruumis saime kokku. Ja minu eriline kirg oli selles, et ma kõige rohkem huvitasid mind hirmud. Sellepärast, et ma nägin, et seal on midagi enamat peidus, kui alguses paistab. Ja mul tuli see tööga väga hästi välja, mis tähendab, et ma suutsin inimesi vabastada lihtsatest
või ka keerulistest hirmudest ja foobiatest väga kiiresti. Nüüd ma küsin teie käest, et te saate käega märku anda, paljudel teist on mõni hirm või foobia. Foobia on siis hästi tugev hirm, mis takistab elu hästi elamist. No nii, enamustel inimestel. Ja ma jõudsin selle töö juurde, kuigi ma olin teinud väga erinevaid asju, mitu väikest ettevõtet alustanud, omandanud erinevaid oskusi, kõike seda teinud, siis ikkagi oli tunne, et ma ei tee seda, mida ma tegelikult tahan. Alati oli selline nagu tasakaalutus või mingisugune märk, et kui ma teenisin palju raha, siis ma pidin kuskil tegema tööd, mis mulle ei meeldinud, või kui ma tegin seda tööd, mis mulle meeldis, siis ma ei teeninud sellega raha. Ja kui ma hakkasin oma varju lahustama, siis ma jõudsin selleni, et selle taga oli mu uskumus, mitte et see oleks olnud päriselus võimatu teha täpselt seda tööd, mida ma tahan, ja samal ajal ka raha vabalt luua. Ja minu enda foobia, mis mind selle töö juurde tõi, oli, et mul oli väga tugev hirm ämblike ees. Ma ei teadnud, kus see pärit on, aga kasutades seda meta-EFT-d, mis on emotsionaalse vabaduse tehnika, kus kasutatakse kehamälu, sellega ma vabanesin sellest 1 tunni jooksul, nii et mulle meeldivad ämblikud nüüd, see ei ole mingi teema enam. Ja see ei tähenda mingit sellist hirmust vabanemist, kus tuleb oma hirmu ületada või sellest üle olla või oma nahk paksemaks kasvatada, vaid sellest on päriselt võimalik vabaks saada. Ja miks ma nendest hirmudest ja keha ja energiast räägin, sellepärast, et te kuulete mind uuesti ja uuesti ütlemas energia tänases töötoas ja kui teie jaoks on võib-olla uskumatu see, et me koosneme tegelikult energiast, mitte sellest materiaalsest asjast, mis tundub olevat väga tahke, kui me ennast katsume või kedagi teist, siis lihtsalt avage ennast täna selleks töötoaks, ükskõik mida te usute ja mida te sellega teete, mida te siin kuulete, see on teie enda vaba valik, te võite selle pärast minema visata või siis sealt midagi kaasa võtta. Aga selleks, et üldse midagi saaks toimida, et teie teadvus avarduks, tuleb teha kõigepealt uks lahti ja siis te võite selle uuesti kinni panna või minna läbi järgmise ukse. Nii, siis kui ma olin teinud mõnda aega neid teraapiaid, ma tundsin, et sellest jääb mulle väheks. Lihtsalt sellepärast, et see ei tekitanud enam minus mingisugust elevust. Kuigi ma oleks võinud sellega väga hästi ära elada ka edasi, see tuli mul hästi välja, aga ma tundsin, et mu kirg ei ole enam seal. Ja sealt edasi olen ma läinud ainult mööda oma kirge. Mitte vaadates seda, mida mu kliendid tahavad, mitte vaadates seda, mida teised teevad, vaid vaadates ainult seda, kuhu mina tahan minna. Mis tähendab, et ma lähen sisetunde järgi ja ma teen lõviosa oma otsustest ettevõtluses, turunduses, kõiges, hinnaseadmises, ainult selle järgi, mida ütleb mu sisetunne. Ja see on asi, mis on edasi veel intuitsioonist, aga see on nii suur teema, et sellest me täna siin ei jõua rääkida. Ja selleni, mida ma siis praegu konkreetselt teen, ehk ma töötan gruppides inimestega läbi veebi, Zoomi vahendusel sellistes mitmenädalastes programmides, kus inimesed saavad oma varju nägema hakata. Ja miks neil on vaja oma varju näha, sellepärast, et selle sees on inimese kõige suurem potentsiaal. Me arvame, et vari on midagi negatiivset, see nimi juba viitab sellele, aga selle asemel, et laduda peale positiivsete uskumuste kihte, on hoopis suurem mõju sellel, kui võtta alt ära see negatiivne programm, mida vari lausa meenutab, kui me seda vaatama hakkame. See on, kui te seda näete enda olemuses toimimas, siis te hakkate märkama, et see on see, mis loob teie elus kordused, kui teile tundub, et on mingi olukord, mis pidevalt kordub, ükskõik mida te teeksite, ikka läheb samamoodi, siis see on see programm, mis on teie alateadvuses ja te ei ole isegi teadlik, et see on seal. Sellepärast on selle asja nimi vari, et seda on väga keeruline näha, kui te ei tea, kuidas seda vaatama minna. Nii, ja ma alustasin enda varju lahustamist ja oma varju vähendamist just nimelt rahaga seotud varjust, mis tähendab, et mul oli olnud läbi elu väga kaootiline rahamuster, ma olin võimeline looma palju raha, suhteliselt siis, eks ole, kergelt, palju on hästi suhteline mõiste, ma tean, aga see tähendas ka, et see kõik kukkus mingi aja pärast kokku või ma võtsin mingeid väga rumalaid laene, tegin väga kummalisi otsuseid, mis tagasi vaadates ei tundunud kuidagi loogilised.
Ja ükskõik, mida ma tegin, tundus, et mu suhe rahaga ei muutunud. See ei tähenda, et teil kõigil oleks samasugune olukord, iga inimese suhe rahaga on väga erinev, aga seal on alati midagi, kus on mingisugune kordus. Ja nüüd te saate igaüks enda jaoks mõelda, milline on teie suhe rahaga. Kas see on vaba, kas te tunnete üldse mingisugust pinget, kui te rahast mõtlete, või mida te tunnete, kui te mõtlete rahast? Nii, ja nüüd ma olen jõudnud selleni, et ma teen neid kursuseid inimestele, väiksematele ja suurematele gruppidele. Kõige suuremas grupis on olnud 60 inimest ja lisaks sellele siis need, kes tahavad tõeliselt teada saada, millest nad tehtud on, need töötavad minuga personaalselt edasi. Väiksemates gruppides või täiesti personaalselt. Ja seda tööd tehes, nüüd ma olen teinud seda veidi üle aasta, ma teen vähem tööd, kui viimase 10 aasta jooksul, lõpuks ma tegin 14-tunniseid tööpäevi selleks, et kuidagi raha luua, mitte midagi ei muutunud. Ükskõik, kui palju oskusi ma juurde hankisin või midagi tegin. Nüüd ma teen täpselt seda, mida ma tahan, täpselt nii, nagu ma tahan. Ei ole selliseid osasid, mis mulle oma töös ei meeldi. Ja raha voolab täiesti vabalt. Lisaks ei ole asi ainult rahas, aga raha on alati hea, sellepärast, et seda saab kasutada enamate asjade loomiseks, mida siis inimesteni viia. Ja lisaks saavad mu kliendid väga kiireid tulemusi iseendaga töötades või töötades koos minuga. Nii et iga kord, kui ma otsustasin, et ma lähen sellest mugavustsoonist välja viimase 1,5 aasta jooksul, toimus midagi head. Ja ma ei hakka teile siin valetama, ühtegi maski kandma. Iga kord, kui ma sellest mullist välja astusin, ma tundsin hirmu. Aga see hirm ei peata mind. See ei ole enam absoluutselt oluline ja ma ei samastu enam sellega. Ja see läheb iga korraga väiksemaks. Nii, mis asi on vari? Läheme nüüd selle algse teooria juurde. Ma räägin teile natuke sellest, mis on vari, selleks, et te saaksite üldse aru. See on väga suur teema ja me jõuame seda pinna pealt täna puudutada, aga on mingid kohad, mida te tunnete ära. Ja siis ei ole vaja mõelda, et te jääte millestki ilma, kui te kõik ei mäleta, sellepärast, et täpselt see maandub teie teadvuses, isegi kui te seda endale ei teadvusta, mida te praegu olete valmis vastu võtma ja mis mingisuguse muutuse loob. Igaühe jaoks on see erinev. Vari on asi, mis on inimeste juures avastatud, seda ei ole leiutatud. Carl Gustav Jung avastas selle ja ta leidis, et tema on siis see mees, kes usub psühholoogia alalt, et inimese olemuses määrab väga olulist osa hing, millest tihti psühholoogias ei räägita, aga et me ei ole ainult ajukeemia tulemus, see, mis meie sees toimub. Ja kui ta seda vaatas, siis ta nägi, et tehes praktilist tööd inimestega, vari on see osa inimesest, mida inimene iseendas ei tunne. Ja kui te nüüd mõtlete, et mida see päriselt tähendab, siis meenutage mõnda olukorda või kujutage endale ette, mida te teete, kui keegi teid välja vihastab. Enam-vähem kõik inimesed teavad, kui nad vihastavad, kuidas nad käituvad. Kes sulgub endasse, kes jookseb minema. Ja siis on sealt edasi midagi, mida te enda kohta ei tea. Selle kohta öeldakse, et kui keegi viib mind üle viimase piiri. Paljud inimesed kunagi ei satu sellest olukorda, aga paljud satuvad. Ja siis hakkavad inimesed käituma destruktiivselt, mis tähendab, et nad teevad valikuid, mis hävitavad nende enda elu, teiste elusid, väga kummaliselt hakkavad käituma, tagasi vaadates nad ise ka ei tea, miks nad nii tegid. Ja see on varju ilmnemine. Mida suurem on vari, seda rohkem teeb inimene alateadlikult mikrootsuseid ja valikuid, mis ei vii teda mitte selle elu poole, mida ta arvab, et ta tahab, vaid vastupidiselt. Vastupidises suunas, need mikrootsused, mida me teeme tuhandeid iga päev, neid on tõesti tuhandeid, on kõik mõjutatud sellest, kui palju teil on varju ja kas te olete sellest teadlikud, et teil on vari. Sest see, hea uudis on selle asja juures see, et selle alateadliku varju saab teha teadlikuks. Ja siis ei ole see enam vari. Te saate selle muuta väeks. Eestlastel on selline hea sõna, mida teistes keeltes ei ole, et vägi on sisemine, see ei ole võim teiste üle, vaid see on see, millega inimene toidab iseenda elujõudu. Ja millega ta kõike siin maailmas loob, mida ta siia looma on tulnud. Nüüd selleks, et see vari ei jääks selliseks ebamääraseks, on tänapäeval
viimaste aastate jooksul mitu inimest, kes on võtnud Carl Gustav Jungi tööd ja veel mõnede inimeste tööd, kes on varjuga tööd teinud põhjalikult ja pannud kokku kaardi. Ja seal kaardil on arhetüübid, mis tähendab, et need on nagu tegelaskujud, läbi kelle meil on võimalik varju mõista ja enda oma nägema hakata. Need on nagu päriselt, kui te nende kirjeldustele otsa vaatate, siis te näete, et need on nagu erinevad isiksused või tegelased. Aga need tegelased on meis kõigis olemas. Ja see on nii baastasand, mida alguses võib olla keeruline uskuda. Ma olen ise väga suur skeptikaat, enne kui ma midagi uut omaks võtan, ja ka ei uskunud seda, et kogu psüühika mahub sellele kaardile. Aga mida rohkem te seda uurite, seda rohkem te näete, et tõesti on kõik inimeste valikud ja käitumised võimalik panna sellele kaardile. Mis tähendab, et on võimalik näha, kas inimene on varjus või valguses. Ta ei ole korraga kahes kunagi. See võib vahetuda väga kiiresti, ta teeb ühe otsuse varjust, teise valgusest, aga ta ei ole kunagi kahes. Ja kui te sealt hakkate enda käitumist nägema, siis te saate aru, kas te liigute selle poole, mida te tegelikult tahate luua, see on siis, kui te ei ole varjus, või te liigute oma soovidest eemale. Ja kohe saate teada, miks peaks üldse selline asi juhtuma. Nii, et selleks, et me saaksime oma varju nägema hakata, tuleb meil need tegelasi tundma õppida. On olemas 4 varjuarhetüüpi ja neile vastavad 4 valguse arhetüüpi. Ja see on sellepärast hea, et need, kes on arhetüüpe varem kohanud kuskil kirjanduses või nendega mingit tööd teinud, siis neid on väga palju sadu. Aga need 8 on tõelised baasarhetüübid, kellega kui inimesed on tööd teinud, siis nad näevad, et neid on lihtsam mõista, sest see on lihtsalt väga palju lihtsustatud. Ja samas on see palju sügavam, kui esmapilgul paistab. Varju moodustumine on toimunud koos meie liigi arenguga. Ja kui me liigina alguse saime, siis me elasime hõimudes. Inimesi oli maailmas väga vähe ja sellepärast inimese ellujäämine sõltus sellest, kuidas hõimuliikmed temasse suhtusid. Kui hõimuliikmed arvasid, et sa ei sobi sinna, siis nad saatsid su minema ja see tähendas kindlat surma. Ja võib-olla olete kuskil kuulnud mujalgi seda, et kuigi me liigina oleme arenenud täiesti teistsugusesse maailma, me oleme selle ise muutnud teistsuguseks, siis meie psüühika on oma põhiolemuselt jäänud väga sarnaseks sellega, mis oli 10 000 aastaid tagasi. Ja see on üks kummaline asi, miks see nii on. Mis tähendab, et inimesed ei tee sageli väga häid otsuseid, väga tsiviliseeritud otsuseid, kuigi neile tundub, et nad seda teevad. Ja seda võib näiteks näha, kui mõni ettevõtte juht teeb otsuseid oma 4-aastase versiooni uskumuste pealt, siis ei ole võimalik, et ta loob mingit hea strateegiat, sest ta käitub nagu laps, mis on üks varjuarhetüüpidest. Või kui me mõtleme kogu aeg sellest, mida teised meist mõtlevad, siis ei ole võimalik, et me tuleme välja üldse ilma maskideta või et me lubame endal olla ehedana need, kes me tegelikult oleme, sellepärast et me keskendume sellele, mida teised mõtlevad. Ja see on see hind, mida me siis maksame, et me kaotame oma tegeliku olemuse, ennast muutes, maske kandes. Vari tekkis siis selle tagajärjel, et inimene uskus, kõik need inimesed, meie eellased, tänu kellele me kõik siin täna oleme, uskusid, et kui nad on nemad ise ühes või teises olukorras, siis ei ole võimalik, et nad jäävad ka ellu. Ja neil tuleb valida. Ja sellepärast vari oli põhimõtteliselt ellujäämismeetod, mis kindlustas selle, et liik on tänaseks päevaks elus. Aga tänases maailmas ei ole me sellest enam erilist kasu, sellepärast et me elame enam ammu hõimudes, maailm on inimesi täis, isegi keeruline on üksi olla, kui me seda tahame, Eestis võib-olla mitte nii väga. Ja kui me käitume nii, nagu meie ellujäämine sõltuks hõimust, siis me peame selle eest mingisugust hinda maksma. Ja tavaliselt on see, mida inimene ei taha tegelikult maksta sügaval enda sees. Nii, et on oluline meelde jätta, et varju ainuke eesmärk on kindlustada inimese ellujäämine. Ta mõtleb ainult sellest, et te jääksite ellu ükskõik missuguse hinnaga. Ja ta on selle juures valmis ohverdama kõik teie kõige suuremad soovid, kõik, mida te kunagi tahate, unistused, soovi midagi muuta, sellepärast, et see, kui te midagi muudate, tähendab päris kindlasti, et teie ellu tuleb midagi uut. Ja see tähendab teadmatust. Teadmatus ja uus võrdus kunagi ammu surmaga. Inimesed ei
Inimesed olid nii-öelda kodeeritud, programmeeritud niimoodi, et nad ellu jääksid, et kõik, mis oli uus, oli ohtlik. Ja mõelge nüüd, kui te tahate midagi tegema hakata, mingit ettevõtmist, projekti, kas või uut töökohta otsida, siis kui seal taga alateadvuses on võrdusmärk, et see on ohtlik, siis te saboteerite iseennast. Inimene hakkab ennast endale teadmata saboteerima ja tegema imelikke valikuid, väikseid mikrootsuseid, millest ta ise teadlik ei ole. Nii et ta ei loo seda muutust. Ja tal tekib tunne, nagu sein oleks sees või millegi pärast seda muutust ei toimu. Varju ainuke eesmärk on jätta inimene ellu. Ja nüüd näete, siin on skaala, mis näitab, et ühes otsas on vari ehk hirmuteadvus, selle võibki samastada sellega, teises otsas on valgus ehk väeteadvus. Nendel kahel otsal on erinev eesmärk. Kui inimene on sügaval varjus, siis ta keskendub ainult ellujäämisele. Võib-olla teile meenub mõni selline inimene, kes mõtleb ainult sellest, ütleb, et peamine on hakkama saamine. Teiste peal on varju palju parem näha, sellepärast tasub alustada teiste vaatamisest ja siis otsida enda varju. Aga lihtsalt teadvustamiseks, mitte et neile näpuga näidata, sest kõigil on vari. Ja kui inimene on keskendunud ellujäämisele, siis ka tema ajus lülituvad välja need osad, mis loovad väga häid lahendusi. Ajus hakkavad tööle need nii-öelda roomaja aju, mis keskendub sellele, et jookseks ära, võitleks või tardub. Tardumine tähendab depressiooni. See, kui loomad looduses mängivad surnud, see on nende viimane võimalus ellu jääda, siis inimestel väljendub see depressioonina. Nad lihtsalt lülitavad ennast välja, kuni midagi hakkab väljaspool neid toimuma. Ja selle skaala teises otsas on väeteadvus, ehk seal üleval on kirjas. See tähendab, et te viite seal olles, neid arhetüüpe kuulates, uskudes seda, mida need arhetüübid usuvad, viite oma soovid päriselt täide, sellepärast, et teid ei juhi hirm. Te teete täiesti teistsuguseid valikuid, kui te olete valguse arhetüüpides, kui siis, kui te olete varju arhetüüpides. Ja nüüd näete siin esimest korda neid nimetusi, 4 varju arhetüüpi, need tegelased, isikud, kellest ma teile rääkisin, on prostituut, laps, ohver ja saboteerija. Ja need nimed ise on juba sellise olekuga, et paljudel on neid väga keeruline omaks võtta, sellepärast sageli on eriti keeruline esimene meeste jaoks, sellepärast et sellel on väga negatiivne ja tavaliselt naistega seostatav kõla. Aga sellised nad on ja kohe õpime neid lähemalt tundma, siis te näete, et need nimed on täiesti iseloomulikud, mis aitab neid meelde jätta. Ja paremal on valguse arhetüübid, need, kes inimene on tegelikult, kui ta ei ela hõimuteadvuses, kui ta ei ela lähtudes sellest, et tema ellujäämine sõltub hõimust. Kui ta näeb ennast ja oma võimeid tõesena, siis elab ta läbi valguse arhetüüpide. Ja need 4 on armastaja, valitseja, sõdalane ja maag. Kui te hakkate midagi looma, siis juba seal te põrkate kohe kokku oma uskumustega, mida te võib-olla ei märka. Minul näiteks oli üks uskumusi, mis takistas mu raha loomist see, et raha loomine peab olema raske, millest ma ei olnud teadlik. Ja seega ma kogu aeg ka lõin endale kogemusi, et ma pidin alati rohkem pingutama, kui ma vastu sain. Ja see tunne oli läbiv aastaid. Enam see nii ei ole. Nii et te olete tegelikult oma uskumuste summa. Kõike on võimalik läbi uskumuste näidata. Kui te ütlete, et teil uskumusi ei ole, siis ka see on uskumus. Ja määrab see, missugused uskumused teil on. Kas need on positiivsed, aga mitte positiivsed selles mõttes, et pinnapealsed positiivsed, vaid päriselt. Kas te näete päriselt ennast võimekana? Või teil on alateadvuses negatiivne uskumus? Kui teil on alateadvuses negatiivne varjuuskumus, siis pole mingit vahet, palju te loete mingeid mantraid, teete rituaale, tahtejõudu kasutate selle nii-öelda ülekirjutamiseks. Sealt alt hoovab läbi ikkagi see negatiivne uskumus ja oma mikrootsustes, kus te ei vali teadlikult. Teete te sellised valikud, mis viivad teid teisele poole kui oma soovide täitumise poole. Sellepärast on selle töö tegemine äärmiselt praktiline ja sellepärast on tänane ka töötuba, mitte ainult loeng. Nüüd, kui te hakkate midagi uut tegema,
siis seal väga sageli on uskumused, mida me kuulsime siin ka teistelt esinejatelt, ikkagi läbi hoovamas, kõigil meil on need, et mingite asjade tegemine on raske. Kui te lähete juba tegema midagi sellise olekuga, et see on raske, siis arvake, millise kogemuse te endale loote. Inimene on niimoodi ehitatud, et see, mida ta usub, selleks, et maailm tema jaoks oleks arusaadav ja et ta tunneks ennast, et ta on adekvaatne siin toimetama, ta otsib oma uskumustele kinnitust. Seega nii kummaline, kui see ei tundu, kui teil on negatiivne uskumus, mida te arvate, et te tahate vabastada, te otsite sellele kinnitust. Päris elus näiteks, kui te teate mõnda sõbrannat või sõpra, kelle suhetes ei toimi millegipärast asjad kogu aeg ja nad ütlevad, et nii mul ongi, siis nad valivad alateadlikult seda. See on kogu elus nii. Mitte ainult äri juures. Edu loomine on tegelikult äärmiselt lihtne. Kõik inimesed, kes on oma varju lahustama hakanud, sellega tööd tegema hakanud, mitte sellega sõbraks saades, vaid muutes seda, et seda osa ei ole enam alateadvuses, vaid see muutub teadlikuks, kogevad seda, et edu loomine on tõesti lihtne ja ma räägin seda omast kogemusest. See ei tähenda, et ei ole vaja tööd teha, aga selle töö tegemine ei ole raske, sellepärast, et te armastate seda, mida te teete. Ja kui teis on grammikegi seda tuld ja kirge, et te tahate alustada siin maailmas oma elu jooksul midagi uut. Ja ma eeldan, et kui te siin olete, siis igas ühest teis on natuke seda vähemalt sees, mõnedes väga palju, siis me otsime sellele alati mingisugust põhjust, et miks ma seda teha tahan, sest me arvame, et sellel peab olema mingi põhjus, mingi loogiline põhjus. Aga sageli sellel ei ole põhjust, sest me lihtsalt tahame kogeda, kes me oleme. Ja sellel ei peagi olema suuremat põhjust. Kui te hakkate midagi uut looma, siis ei ole tegelikult määrav see, mida te teete, kuigi meile sageli nii tundub, vaid tegelikult on määrav see, mida te saate tunda, kui te loote selle asja. See tunne, mida te luues kogete, on see, mis annab teile uuesti kütust juurde. Ja kust kohastab alguse loomine? Kui me läheme nendest arhetüüpidest ja lähemalt sisse, siis te näete, et ükskõik mille loomiseks tuleb minna läbi 4 valguse arhetüübist. Ja nüüd ma räägin energiast, need on nagu, kui te olete muusikaga kuidagipidi üldse tegemist teinud, siis te teate, et muusikas on sagedused, helidel on sagedused, värvidest võib rääkida sagedustena ja me ise oleme ka teatud sagedused. Mõelge näiteks sellel, kui te ruumis tunnete, et mõnel inimesel on imelik nagu vibratsioon või isegi kui te ei ole väga energiamaailmaga seal kodus ja ei usu sellesse, siis te ju tunnete ära ilma inimesega rääkimata, kas ta on vihane või ta on õnnelik. Isegi kui te ei vaata tema kehakeelt, te tunnete, et midagi on teisiti. Ja see on see, mida me endast välja saadame. Samamoodi on varju ja valguse arhetüüpidel teatud sagedused. Kui te olete varjus, siis te olete väga raskes olekus. Inimene, kes on meeleheitel näiteks, on varjus ja mõelge, kui kerge või raske on olla sellise inimese kõrval. Kas te tahate temaga rohkem koos olla või vähem koos olla? Isegi kui te otsustate, et olete temaga koos, siis on raske tavaliselt. Inimene, kes on täis väge, kes on kerges olekus, temaga on kerge koos olla. Et tegelikult, kuigi me ei teadvusta neid asju igapäevaselt, me oleme nagu antennid ja radarid ja loeme kogu aeg teisi ja saadame endast samamoodi välja. Ja täpselt niimoodi toimib lisaks nendele mikrootsustele ka varju ja valguse olemus, et te saadate endast välja signaali, kas varjusignaali, mis on eemale tõukav kõigele heale, ka teistele inimestele, või valguse signaali, mis muudab teid külge tõmbavaks kõigele, mida te soovite. Selleks, et midagi luua, peab energia liikuma läbi kõiki 4 arhetüübi. Kui inimene on varju arhetüübi energias, ehk te näete neid kirjeldusi kohe ja saate sealt vaadata, kus te parasjagu olete mingis asjas, siis energia ei liigu. Ja ühegi asja loomine ei saa teostuda, isegi kui see on väike asi, suur asi, mitte mingit vahet ei ole, sellepärast, et see protsess jääb peatuma kuskil, kus ta tegelikult peaks läbi minema.
Ja sõnadega rääkides on see väga lihtne. Kõigepealt, et midagi üldse algatada, peab teil olema soov. Ilma selleta ei sünni mitte midagi. Kui te lähete hommikul hambaid pesema, siis te teete seda küll harjumuspäraselt, aga teil on ikkagi soov seda teha. Või kunagi alguses oli ja siis te harjusite seda tegema. Või kui te hakkate hommikusööki tegema, see on igas asjas. Ja kui te alustate uut ettevõtet või uut projekti, siis teil peab olema see soov. Ilma selleta ei toimu mitte midagi. See tundub iseenesest mõistetav, aga kohe näete, miks ei ole nii iseenesest mõistetav. Järgmiseks, et energia edasi liiguks, peab inimene tegema otsuse. Ja juba selle koha peal paljudel see protsess jääb seisma. On soovid, aga inimene ei tee kindlat otsust. Ja see otsus ei tähenda, et ta ütleb endale, et ma hakkan tegema. Vaid see energeetiliselt kehas on tuntav olek. Te olete seda kindlasti mingil hetkel oma elus tundnud, kui te olete teinud täiesti kindla otsuse, et nüüd te teete seda. See on teistmoodi, kui te mõtlete, et võib-olla ma teen, võib-olla ma ei tee. Te teete vahet, kui te proovite tunnetada ühte ja teist. Kas teie otsus on täiesti kindel see soov ellu viia? Järgmiseks on vaja tegutseda, sest me võime oodata ja igasuguseid mantraid lugeda ja osad õpetused räägivad seda, aga tegelikkuses elu tahab, et te tegutsete, sest teil on keha ja teil on kõik need ressursid, mida te oskate kokku korjata ja luua ja neid tuleb kasutada, muidu te ei koge osa loomisprotsessist. Ja tegutsemise juures ei tule mitte tegutseda ainult loogilist mõtlemist järgides, mis on väga hea töövahend, aga see on üsna piiratud töövahend, vaid kuulates oma intuitsiooni. Ja kui te kuulate suuri juhte või innovaatoreid maailmas, kes on teinud väga suuri asju, muutnud maailma või inimkonna liikumise suunda ühes või teises valdkonnas, siis nad kõik räägivad sellest, et ligi 80% oma otsustest nad teevad intuitsioonist lähtudes. Ja see on täiesti tõsi, sellepärast, et meil on selline võime ja me peaksime seda rohkem kasutama. Loogiline mõistus on hea siis, kui te planeerite, kuidas liikuda linnast A linna B või lahendada mingit ratsionaalset ülesannet, aga ta kasutab ainult seda informatsiooni, mis on talle hetkel nähtav. Ja siis on vaja usaldada. Ja see on viimane samm, kus paljud inimesed jooksevad kokku. Minul endal oli see väga suur takistus, mis tähendas, et ma näiteks ühte projekti, mida ma olin teinud, mille tähtajaks ma olin pannud 4 kuud, ma lihtsalt jooksin sellega nii kinni ja tegin, et ma tegin seda lõpuks terve aasta. Jah, see tasus ennast pika peale küll ära, aga ma kogesin väga suurt frustratsiooni seda tehes, sellepärast, et ma olin ise enda takistuseks. Ja see tähendab, et ma kogu aeg proovisin seda täiustada, kunagi ei olnud õige aeg lahti lasta ja öelda, et see on nüüd valmis. Ja see on see vari, kes ütleb, et kõigest tuleb kahelda ja sa ei saa lihtsalt usaldada ja vaadata, mis juhtub. Ja sellest usaldamisest tuleb kindel teadmine. Nii. Okei, selle ma räägin ka teile lühidalt ära. Et paljud inimesed proovivad oma elu muuta või siis seda teistsuguseks luua, keskendudes sellele, mis on nende tunded, mis on nende mõtted, vaadates oma käitumist ja seda. See on pealmine kiht. Siis on need, kes hakkavad endaga tööd tegema või inimene teises eluperioodis ja ta läheb sügavamale ja ta otsib põhjuseid, miks ta käitub nii, nagu ta käitub, miks on ta mõtted sellised, nagu need on ja miks ma tegutsen vahest kummaliselt või miks ma ei tegutse nii, nagu ma tahan. Seal otsitakse seda, mis on minevikus juhtunud, käiakse terapeutide juures, psühholoogide juures ja mis kõik veel. Ja need kõik toimivad, aga kui vaadata, mis seal all on, siis selle all on varju ja valguse arhetüübid. See on see alateadlik programm, mis juhib meis kõike, mis otsustab, kuidas me maailma tajume ja sealt saab kõik alguse. Siin on nüüd piltidega tegelased ja need on kõik naiste pildid, aga see ei tähenda midagi. Mehed te võite iga arhetüübi juurde endale ja naised ka kõik mõelda enda kuju. Eriti võimas on see siis, kui te vaatate valguse arhetüüpe ja teile tuleb mingisugune pilt sellest tegelasest silme ette, see on just nimelt see sagedus, mis teile annab väge. Sellepärast on oluline seda lasta endal selle pildil tekkida. Ja nüüd, kui ma rääkisin teile, et on 4 osa, kust peab mille tahes loomisel energia läbi liikuma, siis see energia liigub vasakult, nii, proovime, kas see ka töötab. Okei, vasakult paremale, ma lähen sinna poole. Liigub vasakult paremale.
Ehk soov saab alguse siit ja need on nagu sambad. Need käivad alati paarides, all on varjuarhetüübid ja üleval on valguse arhetüübid. Ja ma räägin teile lühidalt nüüd igast ühest eraldi, aga on oluline mõista, et see on tõesti ainult pealmine kiht nendest arhetüüpidest ja need, kes on rohkem huvitatud sellest, te saate ligipääsu sellele põhjalikule varju ja valguse kaardile, mis sarnaneb sellele, nagu te oleksite saanud oma teadvuse kohta Google'i kaardi. Kui te hakkate seda vaatama, siis te saate selguse, miks teie elus miski ei toimi või kui teie elus miski väga hästi toimib, siis te saate sellele ka seletuse. Esimene varjuarhetüüp on prostituut. Selles sambas, mille vastaspool on armastaja, peab toimima ühendus hingega. See on see sammas, energiasammas, kus inimene teab oma väärtuseid ja need ei ole mitte need asjad, mida ta enda juures väärtuslikuks peab, vaid see, mis on talle elus oluline. Mida ta peab oluliseks? Kas te teate oma väärtuseid? Kui paljud teist teavad, mis on te väärtused? Ahah, mõned käed tõusid. See ei ole netoväärtus, see on teistsugune. Ehk siis mitte see väärtus, mida te ise väärt olete, vaid väärtused, millest te ei loobu. Mida te ei müüks ükskõik mille vastu. Paljud ei ole nendest kuulnudki, mina ka ei olnud enne, kui ma hakkasin oma varju lahustama. Ma isegi ei teadnud, et ma peaksin oma väärtuseid teadma. Ja see on see koht, kus kõik läheb kas väga hästi, hakkab minema või kõik hakkab minema väga valesti. Sest et kui inimene ei tea oma väärtuseid, siis ta hakkab neid ümbritsevatelt inimestelt omaks võtma. Ja selle koha peal hakkab ta eemalduma oma tõelisest olemusest. See on see koht, kus saab alguse depressioon, kui inimesed endale lõpuks ütlevad, et ma ei suuda enam endaga elada, just nagu teda oleks 2. Tegelikult on teda 1, aga ta tunneb, et ta oleks nagu lõhestunud, sellepärast, et ta ei tea enam, kes ta on, ta unustab selle. See ongi nagu mälu kaotus kergelt, sellepärast, et ta hakkab elama nende väärtuste järgi, tehes oma valikuid nende väärtuste järgi, mis ta on omaks võtnud teistelt inimestelt, sageli vanematelt, kellel võivad olla täiesti teistsugused väärtused, või sõpradelt, või kuskilt kaugemalt. Kui inimene ei tea oma väärtuseid, mida ta kõige oluliseks peab. Näiteks, ma toon teile praktilise näite siin. Need inimesed, kes on rohkem ettevõtliku hingega, väärtustavad vabadust palju kõrgemalt kui need, kes ei ole. Teised näiteks väärtustavad stabiilsust. Aga vabadus ja stabiilsus sageli ei käi kokku. Kui inimene on alustav ettevõtja, siis ta ei saa kindel olla, et iga kuu tuleb kontole sama summa raha. Järelikult ta peab olulisemaks teha oma vabalt otsuseid, olla ise enda peremees ja ta teeb oma valikud lähtuvalt sellest. Kui tema jaoks on oluline stabiilsus, siis ta pigem läheb tööle, kus tal on kindlustatud kindel kuupalk ja nad mõlemad elavad väga õnnelikku elu. Eeldusel, et nad elavad oma väärtuste järgi. Ja kui inimene tegelikult ei tea oma väärtuseid, siis juhtub see, et näiteks ettevõtja hingega inimene usub, et ta peab elama, hoides kõrgelt stabiilsust. Ja kui ta läheb seda rada mööda, teeb oma valikud sellest lähtuvalt, siis ta ei tunne, et ta on õnnelik. Ta kaotab oma kire, sellepärast et see on koht, kus on ühendus kirega. Siit saab alguse kirg. Kirg tuleb sellest, kui inimene teab, mis on ta väärtused ja lubab endal neid tahta. Selline kummaline asi toimub ka, kui me oleme lapsed, et meid tihti õpetatakse mitte teadma, mida me tahame. Võib-olla mäletate, kui te olete öelnud, et te tahate kommi või mingit teise lapse mänguasja, siis öeldakse, et ei tohiks seda tahta. Ja mitte, et te peaksite selle saama alati, aga niimoodi me võtame omaks, et need tahtmised, mis meil on, need soovid, mis on meil eripärased igale inimesele ja tulevad tema ainulaadsetest väärtustest, on kuidagi valed. Ja selleks, et hõimus ellu jääda, et olla oma vanemate või teiste kasvatajate poolt aktsepteeritud, me õpetame ennast väga varases eas juba mitte tahtma seda, mida me tahame. Ja kui me ei tea, mida me tahame, siis me ujume läbi elu nii, et elu kannab meid, aga me ei loo ise oma elu. Nii et kõik saab alguse siit. Ja see kõlab väga kurvalt, kuigi siin on see kena naine.
Et põhimõtteliselt ta teeb siis, mida prostituudi sõna ütleb, et see, et ta ei usu, et ta tegelikult on väärtuslik ja ta on nõus oma väärtused maha müüma selleks, et kuskile kuuluda. Siin hakkab inimene looma endale maske. Erinevates seltskondades käitub erinevalt selleks, et sinna sobituda, et teised teda ei hülgaks. Ma olin ise selles väga tugev kunagi. Nüüd ma räägin igal pool ühtemoodi. Ja me teeme seda teadvustamatult, sellepärast, et me arvame, et meil ei ole valikut või et see kuidagi ongi normaalne. Aga samas me tunneme, muidu me ei hakkaks seda muutust looma, et midagi on selles asjas ka valesti, et me tegelikult ei taha niimoodi elada. Ja kõige olulisem asi, mida te saate, üks kõige lihtsam asi, küsimus, mille juurde te saate alati tagasi pöörduda, kui te ei tea, kuidas muutust looma hakata, või te olete segaduses, on küsida enda käest, mida ma tegelikult tahan. Ja sealt edasi peab olema julgus seda omaks võtta ja seda päriselt tegema hakata. Väga väikestes asjades, ka siis, kui sõber kutsub teid õhtul klubisse või jalutama ja kui te ütlete talle, et tegelikult ei taha minna, aga ütlete talle, et ma tulen, siis te ei ole enda vastu ausad. Ja selle koha peal tekib, kuigi see ei tundu üldse nii dramaatiline, juba lõhe. Sellepärast, et te valetate endale ja ka temale selleks, et ta teid aktsepteeriks. Seal on vahel ka mõned teised põhjused, mis kuuluvad teistele varjuarhetüüpidele. Sellised lihtsad asjad ja neid otsuseid me teeme päevades kogu aeg, iga päev. Sama asi on, kui te tegelete hinna seadmisega, näiteks oma töös või üldse teil on mingisugunegi kokkupuutepunkt hindade määramisega, siis see on koht, kus prostituudi energias olles inimene annab pidevalt allahindluseid, tuleb vastu kõikidele, kes küsivad pikemat maksetähtaega, sellepärast, et ta ei hoia nagu väravat paigas. Ta ei tea tegelikult oma väärtust ja ta ei usu ka, et on olemas kliendid, kes seda maksaksid, seda hinda. Nii et selleks, et saada mingisugustki raha, on ta nõus hinda langetama. Ja sellega ta saadab välja signaali, et ma tegelikult ei väärtusta ennast. Inimesed loevad seda, nad tunnetavad ja nad ei ostagi ükskõik, kui palju te hinda langetate. Väga libe tee. Ma ei tee kunagi allahindluseid ja ma ei anna kunagi mingisuguseid teistsuguseid erinevaid maksetingimusi, kõigile need samad ja just nimelt tänu sellele saan ma müüa väga kõrge hinnaga tooteid nendele, kes tõesti on valmis investeerima ja tänu sellele olen ma võimeline looma ka väga madala hinnaga tooteid neile, kes tahavad siseneda sellesse töösse. Sest ainult siis, kui te ennast kõrgelt väärtustate, saate te ennast arendada. Kui te teete pidevalt allahindluseid, siis te lõpuks olete seal väga lõhkise küna ees, kus teil ei ole vaba aega ega raha, ega energiat selleks, et seda ettevõtmist, projekti, äri, enda teadmisi, et sellesse investeerida. Ja nüüd midagi paremat. Selle prostituudi vastaspool valguses, kus inimene peaks olema selleks, et tal elus hästi läheks, on armastaja. Ja siin mõelge enda pilt või mis iganes teil pähe tuleb, mida te näete, see on teie sagedus. Kui te seda ette kujutate, siis te juba olete selles energias. See käib nii lihtsalt. See inimene selles energias olles, ta teab, et ta on väärtuslik. Ja see muidugi kasvab või muutub läbi aja selles mõttes, et kui inimene hakkab seda tööd tegema, siis alguses ta ei saa hinda panna väga kõrgele. Aga läbi enese arengu ta saab seda järjest tõsta. Ja siin ülekantud tähenduses hinda kõrgele. Ta ei lase endaga kaubelda, ta ohverdab oma turvalisuse vajaduse ja vajaduse tunda, et ta kuulub kuskile, mis on kõige olulisem siin. See vajadus kuuluda, mis on prostituut, armastajal ei ole seda, sellepärast, et ta teab, kuidas ma teile seda päriselust selle näite siia toon. Näiteks, kui kujutage ette, et teie sõpradega toimub midagi kummalist ja nad ei käitu enam vastavalt teie väärtustele. Näiteks te kasvate lahku, selliseid asju juhtub. Ja nüüd, kui te näete, et teie sõbral on teised väärtused, aga selleks, et temaga edasi suhelda, teil tuleks kohandada ennast
tema väärtuste järgi, muidu see suhe enam ei toimi. Siis siin on valiku koht, kas te muudate ennast selleks, et iga hinna eest säilitada see suhe sõbraga, kolleegiga, ülemusega, tihti ülemusega, olen ise seal olnud, või te jääte enda väärtustele truuks ja ohverdate selle suhte, teades, et teie jaoks on olemas inimesed, kellega koos olles te saate olla teie ise. Ja see on nii tavaline ja massiline, et kui te seda vaatate ümberringis, te näete seda igal pool, et inimesed muudavad ennast selleks, et lihtsalt kuuluda kuskile gruppi ja samas nad on ise väga õnnetud, kuigi nad seda võib-olla endale ei tunnista. Sama on sellega, et kui te tahate midagi uut luua, siis see uus on midagi sellist, mis ei ole varem olemas olnud. Ja kui te ei ole valmis sellesse uskuma, enne kui te liigute, siis te ei saa seda kunagi näha. Armastaja arhetüübis olles, siin valguses olles, inimene usub enne, kui ta näeb. Ta ei vaja, et see oleks ennem olemas. Ta lihtsalt otsustab, et mu väärtus on selline ja ma hakkan nüüd minema, hoides seda kõrgel. Järgmine varjuarhetüüp, kuhu energia edasi peab liikuma, eelmises oli see, kus inimene, eelmises energiakohas oli see, kus inimene teadis, mis ta tahab ja mis on ta soovid, väga konkreetselt. Mitte selleni välja, et jah, ma tean, vaid et te suudate need paberile panna, mis on mu soovid, mida ma tahan. Nüüd, kui ta on need soovid omaks võtnud ja lubab endal seda tahta, siis tuleb teha otsus. Kui ta otsust ei tee, siis on ta siin lapse arhetüübis. Ja need on inimesed, kes unistavad väga palju, kellel on väga palju igasuguseid mõtteid, ideid, mida nad tahaksid teha, aga need kunagi ei teostu, sellepärast et need jäävad selliseks roosamannaks, pilvedeks, kus nad tahavad rohkem nagu mängida, nagu lapsed teevad. Ja miks see juhtub, on see, et kui inimene on lapse arhetüübi energias, siis ta ei usu, et tal on tegelikult väge neid asju üldse ellu viia. Ta ei usu, et tal on tegelikult väge midagi tõsist selle unistusega peale hakata ja kuna ta ei usu, et tal on väge, siis ta lihtsalt tõstab käed üles ja loobub ja ootab, et keegi teine tema eest seda teeks. See on see, kui laps küsib ema käest jäätist ja ta teab, et keegi toob talle selle. Lastena me oleme sellised, sest siis meil ei ole täit väge, aga täiskasvanuna, kui me ootame, et keegi teine meile midagi toob, siis me anname oma väe lihtsalt ära. Ja niimoodi see ei teostugi. Ja see on ka ülekantud tähenduses selles mõttes, et inimesed, kes ootavad, et elu tooks neile midagi, või kes on elu peale jonnis ja ütlevad, et elu ei ole mulle andnud seda ja teist ja kolmandat, oodates, et elu talle seda annab, need on ka lapse energias. Tegelikult inimene ise loob oma elu, ka need tingimused. Ja ta tahab, mis siin eriti omane on see, et need, kes vaatavad alt üles mõnele autoriteedile, kes ei tea, kes nad on, ja nad tahavad kellegi heakskiitu saata, aga mitte sellist heakskiitu nagu eelmises varjuarhetüübis, nagu prostituut tahtis, vaid kellegi autoriteetse oma. Tihti on see täiskasvanud inimestel ikka veel üks tema vanematest, mis tundub kummaline, aga see võib olla väga kõrge eani, kus ikka veel oodatakse ema või isa heakskiitu ja seda ei tule sealt kunagi. Ja kuni inimene seda ootab, siis ta kohandab ennast selle järgi. Ja ta ei tee tegelikult seda, mis ta tegelikult tuli siia tegema. Ehk siis laps lihtsalt mängib üks päev ühte, teine päev teist ja ta ei taha pühenduda. Näiteks need, kes ütlevad, et, või kui te ise olete vahel mõelnud, et aga ma ju ei tea, kas ma tahan seda veel järgmisel päeval või järgmisel aastal, et ma parem ei hakkagi liiga tõsiselt sellega tegelema. Sellepärast, et kui mäng läheb tõsiseks, siis laps läheb põnnama ja taganeb. Ja valguse arhetüüp siin on valitseja. Tema teab, kes ta on. Ja ta keskendub oma riigi juhtimisele ja mõelge sellest kõigest nüüd ülekantud tähendusest, sest need on müütilised tegelased. Meil on müütiline teadvus. Me oleme liigina arenenud nii, et me istusime lõkke ääres ja rääkisime lugusid, muinasjutud, legendid, müüdid. Meie teadvus on arhetüüpne. Ja just sellepärast annavad need tegelased teile läbi unenägude märku endast. On paljud inimesed, kellega ma olen töötanud, hakkavad oma varju väga selgelt nägema und nähes. See tuleb läbi unenägude pinnale ja tahate seda või ei, siis te hakkate nägema, kes see on.
See valguse arhetüüp vastutab selle eest, et kui te mõtlete nii nagu tema, kui te usute seda, mida tema usub, siis te võtate oma elu loomise eest ise täieliku vastutuse. Tähendab, et te tõesti enam ei oota, et teie elukaaslane, töökaaslane, ülemus, kolleeg, sõber, keegi teine hoolitseks selle eest, et teie unistused saavad teoks. Te teete täiesti kindla otsuse, et te teete seda ise, mis ei tähenda, et te ei võiks toetust koguda ja need inimesed ei võiks teid toetada, aga te võtate ise 100% vastutuse selle eest. Ja see koht oli minu jaoks kriitiline, kui ma hakkasin oma raha varju lahustama, sest ma sain aru, et ma olin oodanud kogu aeg, et keegi teine võiks lükata mind tegema muutust. Ja elu võiks tuua paremad tingimused ja võib-olla ei ole veel õige moment, millega ma lihtsalt vältisin vastutuse võtmist ja niipea, kui ma seda muutsin, hakkasid asjad kardinaalselt muutuma. Loomine muutus väga lihtsaks. Üks asi on veel oluline selle arhetüübi juures. Me oleme nii harjunud sellega, et me teeme midagi tunnustuse pärast. Seda peetakse täiesti nagu normiks. Aga kui te ootate väljast tunnustust, siis see, kuidas te ennast tunnete, sõltub teistest inimestest. See peaks muutuma ebaoluliseks. Tunnustus tuleb nagunii. Kui te teete seda, mida te armastate ja pühendute sellele täielikult, siis tunnustus on möödapääsmatu, aga te ei tee seda selle pärast. Nii et olles valguse arhetüüpides, nende uskumustes ja tehes seda, mida nemad teevad, te saate tegelikult vabaks sellest, mis teid ümbritseb, nii et te saate ise vabalt luua sõltumata sellest, mis teie ümber toimub. Järgmine varjuarhetüüp on ohver ja siin on 2 pilti. See on üks kummaline tegelane. Praegu, kui te vaatate maailmas toimuvat, siis osad teist kindlasti tunnevad ära, et väga paljud inimesed on ohvri arhetüübis. See on praegu kuidagi, lisaks sellele, et vari on igal inimesel eraldi, on kollektiivne vari. Need on need, kes keskenduvad kogu aeg draamale, kriisile, inimene, kui ta on selles energias, ta valmistub kõige hullemaks. Igaks juhuks. Ta arvab, et see on väga kasulik viis elada, aga tegelikult valmistudes kõige hullemaks, ta loobki seda ja ta väldib elamist, ta väldib tegutsemist, sellepärast, et tal on vaja kogu aeg mingit kriisi majandada. Ja siin on nüüd 2 äärmust. See on hästi äärmuslik arhetüüp. On inimesed, kes vajavad teiste päästmist, on ühes otsas. Kindlasti teate kedagi sellist, kes on kogu aeg hädas ja kutsub kogu aeg appi ja tal on kogu aeg mingi kriis ja ootab, et keegi teda aitaks, mis ei tähenda, et me teisi ei võiks aidata, aga siin on energeetiline vahe, selline nagu oleku vahe. Te tunnete, kui see inimene on kuidagi kleepuva olekuga, kes klammerdub. Ja on need, kes küsivad abi, olles väes. Üks ja sama tegu võib olla nii valgusest kui varjust tulnud. Ei määra mitte tegu ise, vaid see, millise olekuga inimene seda teeb. Ja teine äärmus on see, mis on ka üllatav tihti, minu jaoks oli see samuti alguses üllatav, kes on päästja rollis, need on samuti ohvri arhetüübis. Sellepärast, et nad aitavad sellel mängul, kus on teatud osapooled, edasi püsida. Kui on olemas ohver, siis on olemas ka päästja ja on alati olemas ka keegi, kes on siis see agressor, kes nii-öelda loob seda kriisi. Ja kui te vaatate neid palle, kus inimesed draamat muudkui edasi jagavad, siis seal on alati olemas need, üks on süüdistaja, üks on ohver ja üks on süüdistatav. Süüdistaja on tihti siis ka, süüdistaja on ohver, siis on päästja, kes tuleb päästma ja kui te olete üheski neis rollis, siis te aitate sellele seal püsida. Ainuke viis seda lõpetada on sellest mängust välja astuda, mitte olla üheski rollis. Ja ohver on varjus, varjuarhetüüp, mis tähendab, et kui inimene on siin, siis ta ei tegutse. Kui te olete kunagi olnud mingisuguses kriisis, ma arvan, et me kõik oleme mingis väiksemas või suuremas kriisis kunagi olnud, kuidas keegi seda tajub, on tunne, et ma ei saa tegeleda sellega, mida ma tegelikult teha tahan või et mul on hoopis teised eesmärgid, aga mul on vaja praegu lihtsalt see kriis ära lahendada. Ja see võib olla tehtud nii, et me oleme valguses või kui me teeme seda siin olles, selles energias olles, siis me teeme seda nii, et me kasutame oma ressursse väga arutult. Ehk me ei liigu oma soovi täitumise poole. Ja ta ei ole võimeline leidma ka toetust. Need inimesed, kes üritavad endale toetust leida, aga talle alati öeldakse ei.
need on ohvri energias. Ja tema valguse pool on sõdalane. Seda nii naiste kui meeste juures. Naised kujutavad vahest siin Amazoniate, meestel on igal ühel oma täiesti erinev. Selles olekus olles inimene teeb seda, mida vaja, selleks, et oma visiooni ellu viia. Ta ei käi teisi päästmas, sellepärast, et ohvreid ei ole olemas. Kuigi inimesed on vahel mingis eluolukorras ohvri rollis, ei tähenda see, et neil oleks võimalik sealt välja tulla, otsustas, et nad seda muudavad. Et kui me tegeleme kogu aeg teiste päästmisega, siis me tegelikult ei ela enda elu. Ja siis peab ühel päeval tulema keegi meid hoopis päästma. Olles selles energias on inimene lihtsalt järjekindel, tal on tugev tahe ja see ei ole isiku omadus, mis inimesel on puudu või mitte ei ole puudu, vaid seda energiat on võimalik muuta täiesti teistsuguseks. Ja üks kõige olulisem asi, millest ma siin tahtsin teile rääkida, on piirid. Kui paljud teist teavad, mis asjad on inimestel piirid? Üks inimene. Väga hea. Piirid on sellised asjad, mis peaksid olema igal täiskasvanud inimesel. Tegelikult tuleks need õpetada juba lastele ka. Ja ma toon näite, mis on piiride puudumine. Kui ma tulen praegu sinu juurde ja löön sul selle kirjamapi käest ja sa ei tee selle peale mitte midagi, siis sul pole piire. Ehk see on see, kus me paneme käe ette ja ütleme, et nüüd aitab, siit edasi sa ei tule. Ja see ei ole ainult füüsiline, vaid see on emotsionaalne, vaimne, kõik. Ja meil on paraku võib-olla meie riigi tausta pärast õpetatud, et meil peaks olema piire ja meil ei ole isiku õigust ja sellepärast me oleme ka tugevalt niimoodi võtnud uskumuse omaks, et meil ei ole õigust öelda ei. Ja see oli samuti minu jaoks üks kriitilisemaid kohti, kus ma õppisin ütlema ei. Ainult seda tehes ühte asja, kui te teete seda nädal aega järjest, siis te näete, kuidas teie elu muutuma hakkab. Ja see on äärmiselt ebamugav praktikas seda teha, kui te ei ole seda varem teinud. Ei ütlemine seal, kus te päriselt mõtlete ei, kus te tahate öelda ei ja kus te varem olete öelnud selle asemel jaa. Ja need piirid ei tähenda, et ehitatakse seinad vahele teistega, vaid õiged piirid on paindlikud ja need püsivad. See ei ole mingisugune kivist sein, et me eraldame ennast maailmast ja ei lase sealt mitte midagi läbi. Aga kui piire pole, siis inimene ei teadvusta, kust hakkan mina ja kust algab järgmine inimene. Ja see tähendab ka seda, et sõdalane teab, et tema emotsioonid on tema omad, tema teod ja valikud on tema omad ja teiste omad kuuluvad teistele. Kui piirid paika panna, siis muutub elu väga lihtsaks. Enam ei ole vaja majandada teiste inimeste eludega. Järgmine ja viimane sammas, kus looming valmis saab, eelmine sammas oli siis tegutsemise sammas, kes sõdalane tegi kõik, mis valitseja soovis ellu viia. Kõlab nagu muinasjutus ja see ongi natuke muinasjutulaadne, aga täpselt nii meelud toimuvad. Saboteerija on kõige salakavalam varjuarhetüüpidest, mida on kõige keerulisem endast nägema hakata. Sellepärast, et kui eelmised 3 on emotsionaalsed ja te leiate selle järgi, kui te olete tugevas emotsioonis, et nüüd ma olen ühes või teises või selles 3, siis saboteerija on see, kes on väga ratsionaalne. Ja kui teil on kiire mõtlemine ja te olete uhked oma analüütilise mõtlemise üle, siis sageli inimestel valitsev arhetüüp varjus on saboteerija. Ja see on tegelane, kes keskendub väga sellele, et kõik oleks puust ja punaseks ette tehtud, et oleks olemas tõestusmaterjal, tunnistused, plaanid, et ma näeksin lõpuni välja, kuidas ma midagi loon. Näiteks, kui te tahate luua mingit projekti, siis te peate lõpuni nägema, kuni viimase sammuni, kuidas see teostuma hakkab. Ja enne te ei liigu. Siis olete te saboteerija arhetüübis. Ja kuigi see tundub äärmiselt nagu mõistlik, siis ta on seda äärmusteni. Ta on nii mõistlik, et see võtab igasuguse intuitsiooni järgimise võimaluse, kustutab täielikult. Ja kui inimene ei usalda enam oma sisetunnet, siis mõelge selle peale, kui palju on ümberringi informatsiooni. Tegelikult ei ole võimalik ratsionaalselt lähenedes kõiki asjaolusid mitte kunagi arvesse võtta. Ja niimoodi juhtub, et saboteerija üritades seda teha, ta tahab kindel olla, et ta teeb õige valiku, ta jääb kinni sellest analüüsimisse ja jääbki analüüsima.
ja see annab endast märku, siin te olete selles energias, kui te kahtlete näiteks pidevalt, aga mis siis, kui või teeksin ma seda või kas ma tegin õigesti, kas ma nüüd teen õigesti. Ja niimoodi te raiskate oma aega ja energiat selle asemel, et edasi liikuda ja tegutseda ja teha see asi valmis. Ja üks asi veel, mis on kõige kummalisem selle tegelase juures, on see, et ta kardab jätta totrat muljet või teha viga. Sellepärast, et see on midagi täiesti ennekuulmatut tema jaoks. Ta peab olema väga asjalik, väga professionaalne. Ja läbi selle, kui ta ei julge isegi olla natuke totakas või totter vahest, siis ta kaotab selle kerguse, mis aitab elada ja mis aitab luua. Looming on alati kerge, mitte ülimalt tõsine. Selle viimase samba arhetüüp valguses on maag. Ja tal on kindlus, see on nüüd tegelane, kes usaldab oma sisetunnet täielikult. Kui te olete selles energias, siis te saate inspiratsioonipuhanguid. Teete sellest sarnastest asjadest, räägite siin eelmistel ettekannetel ka, eile ka, et kui te teete oma meele tühjaks kogu informatsioonist, mis teil on, siis tulevad teile taipamised. Täiesti praktiline asi, mida te teha saate. Ja ta oskab vaadata suurt pilti niimoodi, et ta ei tegele nagu saboteerija nende pisiasjadega ja tänu sellele on ta võimeline looma täiesti teistsugust tulemust. See on tegelane, kes teeb asjad valmis. Ta laseb sellest aja lõksust lahti ja teeb asjad valmis. Nii, ja nüüd läheme praktilise asja juurde. Kas te tahate küsida midagi vahepeal keegi? Või üks küsimus? See läheb mikrofoniga. Tulin natukene poole pealt, nii et vabanda, kui ma mõnest osast ilma jäin. Miks kõik pildid olid naistest? Jaa, ütlesin juba, et sellel pole mingit muud põhjust, kui et ma ise olen naine. Sorry, siis oli minu viga. Aga muidu aitäh ja see piiride teema tõesti on mind ennast ka hästi palju toetanud, et need enda jaoks nagu paika loksutada on viinud nagu täiesti teiste tulemusteni ja samas just mitte teiste arvelt seda teha. Et see on ka see minu protsessis käis, et korraks läksin sinna teise äärmusesse, et kõik on nagu mina ja minu piirid, aga siis, et see kokku panna teiste inimeste ja nende piiridega, see on tegelikult see, kus see maagia toimub. Nii jah, see on kunst. Aitäh sulle. Kas on veel mõni küsimus? Ja, palun. Et väga huvitav teooria, et millistel inimkatsetel see põhineb? No sellest on kirjutanud Carl Gustav Jung väga suuri raamatuid, et võib lugeda, kuidas ta tervendas terve hulga inimesi sellega, et ta nende varju pinnale tõi ja vabastas. Aga see on üsna uus, ainult mõneaastane varju lahustamine, millest ma teile võib-olla paari sõnaga jõuan ka rääkida siin, vaatame. Ehk tegelikult te muudate ju seda tööd tehes oma varju ehk hirmuteadvuse nagu väeprogrammiks. Teie alateadvuses hakkab muutuma teine asi. Ja inimesed, inimkatsetel, mina ise olen kõige ehedam katse siin. Ma olen seda tehes just nimelt teinud, alustanud oma ettevõtet ja edukaks loonud. Te ei ole siis objektiivne ju, kui te enda peal katseid teete? Kas see peab olema objektiivne? Mis asi on üldse objektiivne? Selleks me siin oleme, et objektiivsed teadmised koguda. Siis sa saad teha omad otsused, mida selle infoga teha. Nii, kuidas oma varju nägema hakata, see on see keeruline osa, sest me ei taha oma varju näha. Kõige suurem asi, mis takistab oma varju nägema hakkamist, on häbitunne, sest inimesed arvavad, ja nüüd te võite enda jaoks mõelda, seda ei ole välja öelda, kas teis on mingi osa, mida te ei taha, et mitte keegi kunagi näeks, millest mitte keegi kunagi teada saaks. Võib-olla see on midagi suurt, võib-olla see on midagi väikest, on isegi väga väikseid asju, nii-öelda kõrvalt vaadates tunduvad need naljakad, sest kui keegi ütleb, teised ütlevad, et aga mis sellest siis on. Aga inimese enda jaoks on see vastuvõetamatu. Ja kuna see on vastuvõetamatu, siis ta paneb selle peitu. Aga see ei tähenda, et see kaob kuskile, see on tema alateaduses ja pressib sealt pinnale. Sest tegelikult on loomupärane see, et meil ei oleks varju. Nüüd te saate küsida ja vastata endale, kui teil on paberid, siis te saate kirja panna, sest et see kipub meelest ära minema. Kuidas kõige parem viis on oma varju nägema hakata? Võib-olla te juba tundsite selle lühikese ülevaate peale, milline varju arhetüüp oli kõige vastumeelsem. Ja ärge mõelge, kas teil on see või ei ole, lihtsalt mõelge, kes oli kõige vastumeelsem.
seal oli siis prostituut, oli laps, ohver ja saboteerija. Võib-olla juba see sõna tekitab teist kõige suuremat vastumeelsust, võite endale selle üles märkida. Ja üks kõige lihtsam viis oma varju nägema hakata on see, et me projitseerime oma varju teistele inimestele. Kui olete tähele pannud, et teid ja teie sõpra ärritavad inimeste juures erinevad asjad, ühe ja sama inimese juures, ühes ja samas sündmuses, ärritume me erineva omaduse peale, siis see tuleb sellest, et me projitseerime ehk saadame oma varju välja nii-öelda teistele inimestele, me näeme teises inimeses seda, mis on meis endas alla surutud. See, mis meil endas on alateaduses, me näeme seda teiste juures. Ja mina avastasin üks esimene asi, mida ma otsisin 6 aega, et kuidas see minus endas ometi on, oli see, et mind kohutavalt ärritas, kui inimesed domineerivalt käitusid. Ja ma ei uskunud, et minus endas on seda omadust. Kindlasti mitte sellisel määral. Aga ma olin järjekindel ja umbes 3 nädalat läks, kui ma leidsin üles selle käitumismustri, missugustes hetkedes ma käitusin domineerivalt teistega. Ja kui ma seda enda juures näen, siis ma olen teinud alateadliku teadlikuks ja nagu imeväel, enam teiste inimeste juures ma ei näinud seda omadust. Või kui ma näen, siis ma ei ärritu selle peale. See ei trigerda mind, see ei käivita mind kuidagi. Mis tähendab, et elus on vähem draamat. Ma tegelen sellega, mida ma tahan, mitte sellega, mis on mu vari. Ja kui teis on palju varju, siis te saadate selle endast välja, te tegelete sellega, mis teid teiste inimeste juures ärritab. Mis teid teiste inimeste juures ärritab? Mis omadus? Kas on mõni siin, kelle juures, mõni teist selline, kelle jaoks mitte ükski omadus ei ole ärritav? Ei tõstagi kätt. Et midagi on alati. See ei tähenda, et me peame lubama seda nagu teise äärmusesse minna, aga tavaliselt on see kuskilt keskmest väljas. See on meile märk. Nii. Ja nüüd selleks, et oma varju pinnale tuua, et te saaksite sellest teadlikuks, saate vastata sellele küsimusele. Kui te juba teate muidugi täpselt, mida te tahate, siis teie jaoks see küsimus võib-olla ei ole nii väga avav, aga on alati mingi järgmine kiht, mida te ei luba endal näha. Inimeste sees on peidus palju suuremad soovid, kui nad lubavad endal näha. Ükskõik mis elualal. Te võite nüüd siin keskenduda ärile, aga tegelikult ei ole vahet, kus te oma varjuga tegelema hakkate, sellepärast et ta on üks. Ja kui te seda hakkate lahendama ühes elu osas, siis muutub teie elu kõikides osades. Mida sa usud, et juhtub siis, kui sa päriselt näed, mida sa tahad? Mis siis juhtuda võib? Mis iganes mõte selle peale tuleb? Kuigi see ei tundu olevat hirm, siis tavaliselt, kui see ei ole positiivne asi, tihti inimesed ütlevad, et no kõik on siis väga hea ju, aga seal on veel midagi. Mis siis valesti võib minna? Kas on mingi oht, mis sellega kaasneb? Mida teised sellest arvavad, kui te hakkate tahtma midagi? Kuidas teie elukaaslased, sõbrad reageerivad? Mida sa usud, et juhtub siis, kui sa hakkad tegema seda, mida sa tegelikult tahad? Oma kõige suuremaid unistusi ellu viima? Päriselt. Kui sa otsustaksid nüüd ja praegu, et sa viid selle ellu, selle unistuse, mida sa ei ole julgenud otsustada. Ükskõik, kui tähtsusetu see on tundunud. Kas siis juhtub midagi? Kas mingi asi tuleb selle peale esile? Ja sageli te märkate, et see, mille te esimesena vastate, et mis siis selle peale juhtub, ei ole see, mis on tegelikult see hirmu algpunkt, sest et inimeste hirmud on kihilised. Ja niimoodi me leiame, kui ma inimestega töötan, siis tavaliselt see esimene kiht on väga rahulik. Ütleb näiteks, et no hea küll, et võib-olla siis ei meeldi mu sõpradele see, mis ma teen, või et nad tunnevad ebamugavust, kui mina olen neist oluliselt edukam. Üks väga lihtne asi, mis tavaliselt pinnale tuleb. Ja selle koha peal kõik peatuvad. Inimesed ei lähe oma hirmudele sisse, hirmudesse sisse, sellepärast, et see on ebamugav. Ja nad arvavad, et midagi juhtub nendega, aga tegelikult nad avastavad enda tõelise potentsiaali sealt seest. Ja kui seda hirmu edasi uurida, siis see stsenaarium, mis hakkab nagu filmina lahti rulluma, võib lõppeda seal, et see inimene näeb, et ta on päriselt üksinda, elab kuskil metsasonnis ja need on päris juhtumid, ma ei mõtle seda praegu välja.
ja te küsisite siin praktilist näidet, siis inimesed päriselt näevad sellist filmi, kui nad julgevad vaadata selle musta stsenaariumi lõppu, siis nad näevad, et nad elavad üksinda metsas ja on kõigi poolt hüljatud. Ja see on see, mis tegelikult käivitab selle, tundub, hoiab pinnal seda pisikest hirmu, mis ei lase tal teha järgmist sammu oma unistuse poole. See tundub olevat ebaoluline, aga see ei ole ebaoluline. See ei ole ilmaasjata alateadvus, see on peidus. Aga te saate avatud küsimusi küsides leida selle, mis teie alateadvusest tagasi hoiab. Nii. Varjualkeemia, räägin väga lühidalt, on see, et te leiate üles oma varjujuure ehk selle arhetüübi, kes on algatanud selle protsessi. Ja kui te vaatate seda kaarti, millele te saate lingi, kui tahate pärast seda vaadata, siis te saate põhjalikult vaadata. Nende lühikeste ülevaadete põhjal ei leia te üles varjujuurt, aga seda on võimalik teha, vaadata seda kaarti. Kui te leiate üles selle 4-st ühe tegelase, kes on algatanud selle jama, siis te vastate talle selle valguse arhetüübi lausetega ja seal on konkreetsed laused, nagu uskumused. Ja niimoodi te muudate seda programmi, milles te parasjagu olete. See on päriselt nagu tarkvara inimese sees, mis määrab, kuidas te töötlete kogu informatsiooni maailma kohta, kuidas te valikuid teete. Ja kõige põnevam asi, mis on üsna hiljutine, ka minu töös, ma olen seda nüüd teinud umbes pool aastat inimestega, et mitte ainult aidanud neid välja nende hirmudest, vaid hakanud avama nende tõelist potentsiaali. Ja inimesed ei tea, milleks nad tegelikult võimelised on. Me arvame, et me tunneme iseennast, aga see potentsiaal on nagu magavas olekus. Meil ei ole aimugi enne, kui me sellele teele ei ole astunud. Ja need on asjad, mis on üllatused kõigile. Seda lihtsalt ei ole võimalik enne näha, kui on tehtud otsus, et nüüd ma hakkan minema. Alles siis hakkab see samm-sammult lahti rulluma. Seda ei ole võimalik enne näha. Ja see on inimestes sama erinev, nagu me oleme füüsiliselt. Kui me üksteist eemalt vaatame, siis me tundume väga sarnased, aga mõelge, kui erinevad on inimesed füüsiliselt. Meil on täiesti erinevad sõrmejäljed, vikerkest, kõrvakuju. Need asjad, mille järgi meid eristatakse üksikindiviididena. Ja samasugused sagedused ja võimed on inimestes sees ka selles mõttes, mida nad teha oskavad, milles nad on geniaalsed. Ja see on tõesti lähedane geniaalsusele, aga see tee ei ole neile, kes ei ole valmis oma hirmust läbi minema. Sellepärast, et see on päris kindlasti ebamugav ja selleks tuleb minna oma mugavustsoonist välja. Aga see on tehtav. Ja sellepärast, kui te õpite oma varju tundma, siis sealt seest, sinna ei ole läinud mitte ainult see, mida te enda kohta negatiivselt hindate ja arvate, et ei see peaks seda olema, vaid sinna lähevad koos selle negatiivsega, mis on silt tegelikult, koos selle negatiivsega lähevad sinna peituga teie positiivsed asjad. Ehk need anded, mida te muidu saaksite kasutada, saavad alla surutud sinna. Ja need ei saa avalduda, kui teie vari püsib samasugusena. Nii et selle muutmiseks, et te saaksite teada, millest te geniaalsed olete, tuleb oma varju pinnale hakata tooma. Üks asi, midagi inimestel, paljud inimesed ütlevad alguses, et nad ei usu, et nad üldse milleski geniaalsed on või ma tõesti ei tea, mis võimed mul võiksid olla, kui nad ei ole sellega ka tööd teinud, on tihti selles, et inimesed arvavad, et see peab olema midagi sellist, mis tundub neile keeruline. Aga geniaalsus on selles, et inimene oskab seda teha väga lihtsalt. Nagu minu oma peitub selles, et kui ma inimesega personaalselt töötan, siis ma näen väga täpselt ära, kus kohast on iseenda takistuseks. Ja see on minu jaoks väga lihtne. Sest kui te ei ole geniaalsed, siis te peate tegema palju tööd, aga see, mis on teie anne, see tulebki teie jaoks loomulikult ja lihtsalt te veel ei tea seda. Selles ulatusest ei tea, nagu see võiks avalduda. Võib-olla juba algust teate. Ja lisaks, me oleme siin rääkinud kirest läbi nende 2 päeva, alati see, milles peitub sinu geniaalsus, selle tegemine ja mööda seda teed käimine, see on täiesti eufooriline tunne. Seal ei lõppe kirg mitte kunagi otsa, sellepärast, et see ongi see, mis teeb sinust sinu. Ja samas ei ole see, kelleks sa täna ennast pead.
Nii, nüüd te saate hakata numbreid panema. Loen teile need ükshaaval ette siin, võite aga omas tempos minna. Ja pange kirja nii, et 0 on, et see ei kehti absoluutselt teie kohta. Ja 3 on see, kui see on kõige tugevamal kujul teil esil. Kas te usute neid asju? Kas see vastab tõele teie puhul? Edul on hind, mida ma ei taha maksta, mis tähendab, et kas sa usud, et ma ei saa olla edukas kõikides oma elu osades ja täita kõiki oma soove. Kui see ei vasta tõele, siis on 0 ja kui see on vägagi tõsi, siis on 3 või siis 1 ja 2 sealt vahepealt. Kas te hülgate kuskil, ükskõik mis elu osas, oma tõelised soovid selle nimel, et teid grupist välja ei visataks, et teised teid aktsepteeriksid? See grupp võib olla mida iganes. Hõim, jutumärkides on pere, sõbrad, töö, klubid. Kas sa usud, et raha loomine tähendab, et sul tuleb oma väärtustest loobuda, isegi kui sa ei tea, mis need väärtused on, oma tõelisest minast, et sul tuleb ennast kohandada kellekski teiseks? Järgmine on üks väga hea küsimus. Kui ma saavutan edu, kas sa usud, et kui sa saavutad edu, siis teised tunnevad ebamugavust? Kas sa tunned praegu, et kui sa väldid pühendumist sellepärast, et võib-olla su meel muutub? Pühendumist sellele, mida sa praegu teha tahaksid, aga võib-olla sa enam mõne kuu pärast ei taha või aasta pärast. Kas sa ootad kuskil selleks, et oma praeguse sooviga edasi liikuda, et elu tooks sulle sobivad tingimused? Või keegi teine inimene looks need? Või kas keegi teine, see käib siia sammu alla, annaks sulle loa selleks? Näiteks elukaaslane, töökaaslased, ülemus, vahel isegi lapsed. Ja järgmine on üks, mis kuulus täielikult mulle endale. Kas sa usud, et kui sa lood rohkem raha, siis sa pead ka alati rohkem tööd tegema? Ja nüüd see kõige salakavalam varjuarhetüüp, kes ei ole emotsionaalne. Kas sa vajad tõestust enne, kui usud? Näiteks sellele, et sa oled võimeline edu saavutama oma järgmise ettevõtmisega. Ja kui palju sa ütled või kui palju kehtib see sinu kohta, et sa ütled, et mul ei ole selle jaoks aega, praegu pole õige aeg. Ma tahaks küll, aga mul ei ole selle jaoks aega. Nii, jõudsite? Jah. Veel küsimusi. Ja te võite vaikselt juba mõelda siin, meil on aega teha vähemalt ühega teie hulgast läbi, kes julgeb ja tahab. Hirmust läbiviimine, selle takistuse lahendamine, mis teil praegu teie peal ees on, teie enda teadvuses, mida me saame siis teha siin ees koos minuga. Need küsimused on teile siis teejuhiks. Võib-olla selle peale juba te avastate midagi, kus te olete iseendal ees. Ja pange tähele nüüd nende küsimuste puhul ja võite numbri ka kirja panna, mis aitab alati väga konkreetselt hinnata, kui see muutub. Te näete, te panete selle numbri ja see on subjektiivne, see on teie number. Kui te nüüd hindate seda 6 aja pärast, et te olete midagi endaga teinud, neid samu küsimusi, ja see number on teine, siis te olete midagi muutnud enda teadvuses. See on nii lihtne. Kas sa tunned ebamugavust või vastupanu?
neid küsimusi lugedes või endalt küsides. Kas sa tead, mida sa tahad? 0, kui sa ei tunne ebamugavuste vastupanu, 3, kui sa tunned tugevat ebamugavuste vastupanu. Kas või sellist, et miks ma peaksin selle küsimuse vastama? Ka see on vastupanu. Miks sa tahad teha seda, mida sa tahad teha? Kõigepealt, kas tunned ebamugavust? See idee, mis sul praegu on, mida sa tahad järgmiseks tegema hakata või mis on sulle praegu kõige olulisem, kui on mitu mõtet. Mis selle põhjus on? Sa tahad sellega tunnustust, turvatunnet, ka raha loomine võib olla turvatunde jaoks, mitte lihtsalt niisama. Või tahad sa kedagi päästa läbi selle või on see lihtsalt kogemuse pärast? Ja veel ebamugavamad küsimused. Kas sa tahad luua raha? Jah, ei. Kas sa tead, kui palju? Võid panna sinna kuunumbri või aastanumbri, ükskõik kummaga sa rohkem samastud. Ilma, et sa teaksid, kuidas sa seda teed. Ja kui te mõtlete, et miks ma üldse peaksin raha tahtma luua, siis raha on asi, millega saab kokku kukutada nii aega kui ruumi. Te saate sellega luua väga kiiresti järgmise tasandi midagi. See on lihtsalt vahend. Aga selle juures on inimestel kõige rohkem varju, sellepärast et rahale kleebitakse külge igasuguseid tähendusi, mis absoluutselt selle juurde ei kuulu. Nii et pange tähele, mis numbrid te panite, kas see tundub teile utoopiline või see tundub selline, tavaliselt järgmise tasandi number on alati see, mis tekitab inimeses kerget ebamugavust ja samal ajal elevust, mis on alati märk sellest, kus asub teie järgmise tasandi samm. Kas sa selle summa julged välja öelda endale, teistele, mitte et peaks seda siin tegema, aga kas sa julgeksid selle välja öelda? Kui sa juba kirjutasid, siis sa muidugi julgesid selle endale välja öelda teistele. Ja mis see tähendab, kui sa lood näiteks suurt raha? Ükskõik, kas sa näed, see ei tähenda, et sa pead seda enda jaoks alati looma, sa võid seda luua järgmise projekti jaoks. Mis hind sellel on? Mida sa pead selle eest vastu andma? Kas sa näed, et sellel on mingi hind? Ilma milleta ei ole võimalik raha luua. Kui paljud teist tundsid viimase küsimuse puhul, et te peate oma väärtused maha müüma, kui te tahate suurt raha luua? Mitte keegi? Kas te peate loobuma teiste heakskiidust? Kas te peate oma vaba aja ohverdama? Mul oli see sama uskumus. Kas te usute, et te peate oma identiteeti kuidagi muutma? Et te peate oma kuvandi looma teistsuguseks kuvandi, ehk siis kuvama ennast teistsugusena. Kuidas? No see on, ütleme, nagu sama asi, eks ole. Inimene, kelleks ta ennast peab. Sorry, veebikad. Ma küsisin just identiteedi ja kuvandi kohta, et minu jaoks need on ikkagi natuke erinevad. Üks on nagu nii-öelda siuke väljapoole, kuvand on see, mida teised näevad ja identiteet on nagu see minu sisemine ja samal ajal kuvand on osa, eks ole, minu identiteedist, aga minu jaoks ta ei ole nagu päris see sama. Ja kui mõtled kuvandit muuta, minul tekib, see on nüüd võib-olla väga siuke semantiline, minul tekib sellega küsimärk, et see ei ole võib-olla siuke positiivne versus identiteedi muutmine on minu jaoks väga positiivne, sest see on minu isiklik teekond, millel ma olen igapäevaselt. Ma kogu aeg muudan ennast osaliselt teadlikult, osaliselt, eks ole, mitte, aga püüdes ennast kogu aeg nagu paremaks ehitada. Sama nagu kuvand on, eks ole. Ma küsin sult nii, et miks need peaksid erinevad olema? See, kes sa oled ja see, kelle sa lased välja paista endal. Vaat see ongi vist see selline semantiline küsimus, et see sõna kuvand viitab nagu sellele, mida teised näevad, mis ei pruugi olla nagu päris seda, mida teised näevad, jah, siin muidugi terminoloogisse sügavale laskuda, aga ma mõtlen siin seda, et kelleks ennast pead. Sellepärast, et tegelikult need kaks asja ei peaks erinema. Kui need erinevad, me ei kontrolli seda, kuidas teised meid näevad, see on kontrollimatu. Kõik teie näete mind erinevalt, päris kindlasti, ja mina teid samamoodi, keegi teine näeb teid teistmoodi, et see on lõputu tee, aga see,
kui me näeme, et meil on mitu identiteeti, tähendab maskide kandmist või see, et me peame väljapoole olema keegi teine, see ongi see koht, kus me hakkame maske ehitama ja läheme varju. Miks me peame kandma erinevat maski kuskil? Tegelikult ei ole vaja. Kui meil ei ole midagi karta ja me ei karda seda, mida teised meist arvavad, siis me oleme kohal ehedana. Ükskõik mis. Ma arvan, et siin oligi see jah, terminoloogia küsimus, siis räägime identiteedist. Okay. Väline ja identiteet on just, et nad on küll samad, aga täpselt kuvandi üle mõnes mõttes mul ei ole nii palju kontrolli, kuivõrd mu identiteedi. Jah, siis identiteet, räägime siin sellest. Okei, aitäh selle. Okei. Kas sa usud, et raha on neutraalne? Kas raha on hea? Kas raha on halb? See ei tähenda sama, et sulle meeldib raha. Raha meeldib sulle on üks asi. Kas raha ise on hea? Kas raha ise on halb? Või kas raha ise on neutraalne? Ja nüüd mõned intrigeerivad küsimused. Tuletan teile siin meelde, need küsimused on selleks, et te paljastaksite oma varju. See ei tähenda, et need on ülesanded, mida te peaksite tegema hakkama kohe. See ei tähenda järgmist sammu, need ei ole juhendid, vaid küsimused, millega te hakkate oma varju nägema. Mis juhtub, kui sa tõstad hinda? Mingil oma tipptootel või ühel oma tootel, kui sul on üks, või kas või oma palganumbrit, mida sa tahad küsida? Mis siis juhtub? Mis selle peale su vari ütleb? Te panete tähele seda varju ja valguse dialoogi enda peas kui mingisugused nõunikud. Ja te kuulate kas varjunõuniku või valguse nõuniku. Ja see ei ole selline valgus, mis on selline ninnu-nännu valgus, vaid see on väga tugev nõunik, kes annab teile väest lähtuvalt nõu. Vari annab alati seda nõu, mis kindlustab teie ellujäämise, ükskõik mis hinnaga, kõikide soovide, väärtuste hinnaga. Ja need on nagu need sisehääled, keda te kuulate, kui te teete valikuid. Ja nad ütlevad kindlaid asju. Ja nende lausete järgi, mida vari ütleb, panete te tähele, kui te olete varjus. Mis juhtub, kui sa lisad oma kõrgema taseme toote või teenuse hinnale 0 lõppu? Mida su vari selle peale ütleb? Esimene uskumus, jaa. Ja see on uskumus. Mul oli ka see uskumus, aga juhtus vastupidine. Tulevad teistsugused kliendid. See ei tähenda, et me peaksime seda tegema mingit 0 lisamist nüüd nagu päriselt, eks ole, lahmaki kuskil otsa, vaid tegu on täpse tööga, et see peab olema sisemiselt päriselt omaks võetud see hind, et ma kannan sellega välja. Aga see peab olema mugavustsooni piiri peal, sellepärast, et see käivitab meis järgmise tasandi potentsiaali. Sul tuleb ilmuda kohale ehk toimetada teistsuguse tasandiga toode või teenus pärast seda, kui sa oled hinda tõstnud. Iga kord, kui ma seda teinud olen, avaldusid mul mingid teistsugused võimed, nii öelda, eks ole, kas juhina või klientidega töötades ja nii edasi. Nii. Lihtsalt selleks, et teada saada, mida su vari ütleb ja see on uskumus. Mis juhtub, kui sa pühendud täielikult oma soovide elluviimisele kohe praegu, hoolimata sellest, mida teised sellest arvavad? Mis see tähendab? Ja see on nüüd kas positiivne, negatiivne, ma ei saa päris täpselt aru. Kuidas? Kuidas? Positiivne, puhkus elu lõpuni. Sest et su tõeline soov on minna puhkusele? Ei, tõeline soov on siis oma, mis te siin küsisite, eks ju, et soovid rahuldada, eks ju. Jaa. Niiviisi, rahuldad soovid ära, siis pole enam rohkem midagi soovida ju. Järelikult pole vaja tööle, mida raha pole vaja, eks ju. Okei, see teeb nüüd asja päris üldiseks, et ma mõtlen seda konkreetselt. Kui sa pühendud oma soovi elluviimisele, siis mis järgneb sellele kohe? Kas sa ütled oma soovi välja? Ei, kuidagi. Siis me saame seda täpselt vaadata. Et kas mina ütlen enda soovi välja? Jah, et siis me näeme konkreetselt, et mida see tähendab, et ma praegu ei saa aru, kui sa ütled, et see tähendab pensionile jäämist. Kas sul pensionieas ei ole ühtegi soovi? No, inimestel on, millised soovid, te psühholoogina ilmselt teate, eks ju.
et kõht oleks täis, oleks soe, on ja. See on üldistus. Ja. Ma segan vahele sellepärast, et see on väga personaalne asi. Me ei saa teha üldistusi sellepärast, et kui me üldistame, siis me jäämegi seda arutama. Inimestel on igasugused soovid. See on töö selleks, et inimene näeks ise enda varju. Ja sellepärast tuleb seda küsida enda käest. Kui me üldistame, siis ei aita see meid absoluutselt. See ei vii mitte kuskile. Tõepoolest praegu. Et kas on konkreetne soov, et kui seda hakata ellu viima, mis siis juhtub? Mis on see sisedialoog, mis tuleb selle peale ülesse? Kas tuleb ainult, et väga positiivne on või kõht täis ja need, millele sa viitasid, jah, aga need on nagu esimese tasandi soovid. Ja sealt tulebki see küsimus, kas inimene ei taha midagi enamat kui seda võimalik, siis ta on õnnelik. Kui on veel mingi soov, siis kui hakata seda ellu viima, mis siis juhtub? Ei pea vastama, see on avatud dialoog. Aga see on see koht, kus tavaliselt inimesed ei taha sügavamale minna, sellepärast et tulevad pinnapealsed vastused ja sinna, ütleme nii, pari teeb kõik, et ei vaataks nende asjade sisse. Ta proovib öelda, et see ei ole oluline, ma ei tegele selle jamaga ja see on alati valik. Tegelikult on varjuse valguses olemine lihtsalt valik. Nii. Ja siin te saate endale veel 0-10 panna numbri, kui palju valikuid teed sa oma sisetundest või intuitsioonist lähtudes nagu päriselt. Kõigepealt võite mõelda suurtele otsustele, kuigi tegelikult neid ju ei ole, kõik on sama olulised. Mitu 10. Ja siis see, kes teist on valmis ja tahab tulla siia ette, oma takistusest läbi minema. See ei pea olema mingi suur asi, see võib olla ka väike asi. Kui teil on mingi soov, mis ei lase teil edasi liikuda, soov ja selle eest on takistus, mis ei lase teil edasi liikuda. Kellelgi ei ole takistusi. No mida konkreetsem, seda parem, sest üldiselt ei saa seda asja teha. See lihtsalt ei tööta. Siis mul vist ei ole head. Mul on siuke liiga ummäärane, ma ise kardan. Võib-olla kellelgi on ikkagi midagi hästi konkreetset. No näiteks sa tahad midagi teha, et sa tunned, et mingis elu osas ei toimi sul praegu mingi asi. Eriti hea, kui see on nagu ärivaldkonnast, aga sa ei pea tingimata seda olema. Eks, et tahad teha mingit muutust ja sa tunned, et sa ei saa seda teha. Sa ei pea teadma ise, mis see takistus on. See tuleb välja küsides. Kas see näiteks nagu raha loomine on keeruline? Kas see on piisavalt spetsiifiline? Jah. Ma võin selle lauale panna. Tahad sina tulla? Ma võin tulla. Kui kellelgi on midagi konkreetsemat, siis jumala eest. No kohatäiteks ei ole vaja. See peab olema tahtmine, sellepärast, et... Ma ei ole kindel, kas see on nagu see, mida sa otsid. Et võib-olla siis sa võid veel näiteid tuua, siis me saame leida selle. Eks me siis näeme. Ega siin ei ole mingit garantiid, mis toimuma hakkab. Selge see. Kas keegi teine tahab tulla, sest et võin, tahan on natuke erinev, eks ole? Jah. Kas sul on ka takistus? Väga hea. Kas sa tuled siia ette või soovid sealt rääkida? Ma võin tulla küll. Okay. Raske ei ole. Siis on kaamerast ka näha ja see asi on palju elavam. Nii, kuidas me Tervist. oleme siis? Et mina siis tegelen kinnisvara arendusega ja meil on praegu üks konkreetne soov. Arendada Viimsisse siis üks tuleviku selline elamurajoon. Ja kuna see rajoon on selline perspektiivne ja selline unikaalne oma sellises arenduses, siis meil on probleem Viimsi vallavalitsuses näiteks. Ja nüüd me ootame valimisi. Ehk siis Viimsisse tuleks teine vallavalitsus teises koosseisus, kes annaks meile loa seda rajooni arendada. Aitäh! Ütle uuesti see lõpp, ole hea, et sul on soov, et tuleks teine vallavalitsus. Täpselt. Teises koosseisus. No see on väga hea, aga miks sul seda vaja on? Sellepärast, et uued vallavolinikud ehk otsustavad teistmoodi. Kas ma saan aru, et nemad praegune vallavalitsus on keelanud teil selle edasiarenduse?
mingil põhjusel. jah, praeguses seisus seal on loodud sellised tingimused, mis ei võimalda seda rajooni sellises kontseptsioonis lahendada. Ja see on väga praktiline küsimus, aga nüüd see tavaline viis on, eks, et me näeme, et need inimesed, kes on meil risti tee peal ees, peaksid muutuma. Ja seda, nagu sa ilmselt oled juba kogenud, on keeruline muuta. Muidu sa oleks seda juba teinud. Väga õige, inimesed ei saagi muutuda, vaid järelikult saab muutuda nende kooslus. Ja see on ka võimalik, nii. Aga mida sina teha saad selles olukorras on see, et sa kindlustad, et sa oled kõikides valguse arhetüüpides. Ehk kas see, mida sa lood praegu, läheb kokku sinu väärtustega? Ja loomulikult, see läheb ühiskonna väärtustega ka hästi kokku. Ja ma ei räägi ühiskonna väärtustest, need on täiesti erinevad. Ja minu omadega ka. Ehk päriselt sinu isiklike asjadega, sellepärast et ühiskonna väärtused on alati erinevad. Sealt hakkab kõik peale. Ja siis, kui sa oled otsustanud, et sa viid selle ellu. Nüüd see koht, kus takistus on see, et sa ei leia teistelt inimestelt, mitte küll kõigilt, eks ole, aga mingisuguselt osalt inimestelt piisavalt toetust. Just. Konkreetselt vald ei toeta. Täpselt. Ja kui sa, kas sa tunned... Mitte vald ei toeta, vaid vallavalitsus ei toeta. Vallavalitsus ei toeta, okei, jah, need on erinevad asjad, õige. Ja et sa tunned, et vallavalitsus ei toeta, see on füüsiliselt, praktiliselt täiesti nähtav, nad ütlevad ei, siin ei ole ainult tundes küsimus, päris elu on praktiline. Kas sa tunned, et vallavalitsus on kuidagi teinud ka liiga või kuidas sa suhtud sellesse? Ei, absoluutselt mitte. Keegi ei tee liiga. Lihtsalt, et need inimesed ei mõista või mida sa oled üritanud teha selleks, et nad annaksid selle loa? Et süüame nüüd sellesse protsessi või? No teisiti ei ole seda võimalik teha, sellepärast, et see, mida sina lood, saab alati alguse sinu olekust. Isegi kui, jah, eks ole, et kui see ei teostu, siis nii uskumatuna, kui see tundub, aga kuskil on takistus selles, mida sa ise ei näe ja see lahendus võib tulla ringiga kuskilt teist kaudu. Täiesti võimalik, et see vallavalitsus vahetub. Ja kui sul ei ole selle koha peal nagu ei positiivset ega negatiivset tunnet, vaid sa lihtsalt otsustad, et see võiks nii juhtuda, siis see võib juhtuda, aga on kindlasti mingi teine koht, sellepärast ma küsin, sest ega ma ennustama ei hakka siin, see ei ole nagu asja mõte, vaid leida üles, kus sa ise ei näe, et on mingi teistsugune lahendus. No, mina praegu hetkel küll ei näe, jah, et oleks teine lahendus kui see, et toimuvad valimised järgmise aasta, või vabandust, selle aasta sügisel ja ilmselt siis ehk muutub midagi. Ja kas sa oled juba üritanud seda suunata kuidagi, et need valimised oleksid sellised? No, sellest ma ei saa ju rääkida. Aga ma ei mõtle nagu, et väljaspool, vaid sellega, et sa usud. Ja, ma usun, jah. Okei. No jah, see juhtum on nüüd natuke veidi teistsugune, et kui sa oled teinud kõik, selle koha peal on see, et kui sa oled teinud kõik, mis on sinu võimuses, selleks, ja see ei ole küsimus, eks ole, ma räägin, et sa oled teinud kõik, mis on sinu võimuses, siis väga võimalik, et see vallavalitsus vahetub, et eks me saame näha, eks ole, kõik asjad ei ole nagu hetkelised. Kui sa ise ei tunne, et sa oled ise kuskil enda takistus, siis tuleb usaldada ja oodata ja võib-olla sa annad mulle siis teada, kas see vallavalitsus vahetus pärast seda või ma näen seda ise kuskilt uudistest. Kas te saite loa, eks ole, see on lõpuks ju tegelikult asi ei ole vallavalitsuses vahetuses, vaid selles, et te saaksite loa selle arenduse lõpune viimiseks või tuleks mingi teine lahendus selle arenduse lõpule viimiseks. Ja see tuleb, see on pikaajaline asi, et seda me ei saa nagu kohe siin lahendada. Jah, vist küll. Jah, aga aitäh. Aitäh. Nii, kas raha loomise, ma mõtlen, kus meil on veel natuke aega, kas selle raha loomise takistusega, kas on keegi veel, kes tahab tulla rohkem isikliku asjaga? See oli ka väga isiklik, kõik on isiklik. Või soovid sina tulla? Nii kaua, kui sealt tütarlaps üle alla tuleb, siis meil on veebi vahendusel küsitud küsimus, Aha, just, selleks on ka veel natuke aega. sa kasutad palju sõna vägi. Mida sa selle all mõtled, on küsimus? See on üks sõna, mida on keeruline lühidalt kirjeldada, selle tähendust, aga me eestlastena või need, kes meie riigis siin kõik elame, kui välismaal on, näiteks inglise keeles on selle jaoks sõna power, siis see on samaaegselt power over ehk vägi, võim kellegi üle, see tähendab sama, mis eesti keeles tähendab võim. Vägi ei ole võim, me ei pane seda kellegi üle, me ei kontrolli teisi inimesi, kui te olete oma väes, teil on vägi, te tunnete, kui teil on vägi. Ühes või teises asjas te tunnete ennast väekalt või mitte väekalt. Isegi kui te seda sõna ei ole kasutanud, siis praegu tunnetades te teate, kas te tunnete ennast väekalt, näiteks tööl olles või ei tunne väekalt.
See on niisugune vana sõna, aga tal on oma sagedus ja see ütleb midagi hoopis muud kui võim. See ei tähenda, et me kontrollime kedagi või et meil on vägi kellegi üle, vaid see on sisemine. Ja te tunnete ära, sõltumata inimese füüsilisest suurusest, kas tal on vägi, kas tal on rohkem või vähem väge. Kindlasti te tunnete, eks ole, mõni inimene väikest kasvu, aga ta on väga nagu väge täis. Ja see ei ole nüüd selline vägi, mida ta füüsiliselt väljapoole näitab. Ta võib olla väga rahulik ja vaikne, aga tema sees on mingisugune sisemine jõud. Lihtsustatult, sisemine jõud. Jah, kas on veel küsimusi? Ei ole. Ahah. Siis, kas sa tuled siia? Nii, tere, mis su nimi on? Tiina-Katrine. Eeva olen mina. Ja sa ütlesid, kas sa ütleksid selle välja, et mis on su soov ja mis on takistus selle ees? Mu soov siis äkki on nagu, mõtestan seda samal ajal, nii et neid äkki ja võib-olla sõnu tuleb veidike sisse, aga ma püüan ta teha nagu praktiliseks. Siis mu soov on isiklikul tasandil oma finantsid panna paremini tööle, toimima. Ja see takistus, mis ma ise olen nagu tuvastanud siiamaani, on just see selline uskumus või tunnetus, et raha loomine, mulle meeldib see sõna, mis sa kasutasid, loomine, mitte raha tegemine, vaid raha loomine ongi keerukas, see on raske. Jah, see on see väljakutse seal juures. Ja kuidas sa praegu raha lood? Läbi oma töö. Palgatöö? Ise oma ettevõtte. Ahah, ise oled ettevõtja? Jah. Okei. Ja raha loomine on raske. Ja kas see, mida sa teed, kas sa räägid sellest ka lühidalt? Jaa, ma teen meeskonnatöö koolitusi, nii et mul on erinevad, peamiselt siis ettevõtted on mu klientideks, kelle meeskondasid ma siis aitan arendada. Kas see on see, mida sa kirjast oled alustanud? Jaa, oma beebi. Kaua sa seda teinud oled juba? Oma firmalt nüüd 3 aastat ja enne seda siis koostöös teistega kuskil 6 aastat. 7. Mis need tööosad on, mis sulle ei meeldi selle juures? Paberitöö, arvete saatmine, näiteks seesama raha tegemise pool, et aeg-ajalt kliendid peavad mulle meelde tuletama, et kuule, et tahad raha ka, saada meil arve välja, aga kuna see on selline arve pidamine, siis see on natuke mõnikord aega nõudeb. Ja ma küsin üle, kas ma saan õigesti aru, et sa ei saada arveid õigeaegselt välja, et klient tuletab sulle meelde, et sa saadaksid arve? Õigeaegse sõna jätaks ma sealt välja, sest et meil ei ole kokkulepet, millal ma selle neile saadan. Aga ilmselgelt nende jaoks on see juba natukene see hetk möödas, kus oleks võinud saata. Nii et jah, tegelikult võime küll seda sõna kasutada. Ja mis pidi see sul käib, kus sa saadad enne arve välja ja siis teed koolituse või? Peale sündmast. Ahah, ja miks see nii on? See on just kuidagi jäänud jälle siuke, sest et siis on lihtsam, siis ma saan sinnamaani, kuni event toimub, tegeleda sellega, mis mind huvitab, ehk siis selle sisuga. Ja küll. Ma peatan siin, kas te kuulete tema varju rääkimas siin mõned teist? Kas mõned teist vähemalt tuvastasid mõned asjad, kus ta laseb energial lekkida, mis tähendab seda, et ta ei ole oma väes? Et ma räägin nüüd sinust kolmandas vormis, et siis see siin käivitab ja kohe pöördume tagasi. Et kus on need muutuse kohad, kus ta tegelikult ei oma raha loomise väge? Kas te kuulsite? Tõstke käed, kui paljud teist märkasid neid kohti. No päris mitu inimest, 4-5, okei. Ja see on nüüd see nagu pilgu teravdamine ja harjutamine, kus te õpite nägema. Esimesed asjad, sellise töö puhul, kus klient on ju kindel, et ta sinult võtab selle koolituse, siis miks sa ei saada arvet enne välja? No seesama, et siis ma saan alguses tegeleda sellega, mis mind huvitab ja lükata selle... Et raha sind siis tegelikult ei huvita? No see lõpptulemus nagu huvitab, aga see protsess, et tuleb mingid arveid saata ja kuskile midagi raporteerida ja see pool on nagu see raske pool. Ja kui sa seda teed, ehk see on sinu mugavustsoon, kus sa praegu oled. Ja kuna sa seda seal oled, siis selles ruumis sa täpselt nii palju raha ka lood, nagu sa praegu lood. Sinu esimene asi, mida sul tuleb muuta, on see, et sa hakkad just nimelt tegema seda, mis on sinu jaoks ebamugav. Et sa saadad arve välja ennem, ja su klient teab seda. Teil on kokkulepe, et sa saadad ennem arve välja, ta maksab sulle ja sa siis alles toodad. Sest kui sa teed nii, et sa saadad arve hiljem, no teatud olukordades on see põhjendatud, aga üldiselt ikkagi saab seda alati sedapidi teha, et arve enne, siis kui sa saadad hiljem, sa saadad välja sõnumi, et sa ei väärtusta oma aega. Ja sa saad selle tagasi, sest siis ei ole su raha vaja. Kõik hakkab sealt esimesest prostituudi energiast, mida on...
jah, et saad näha ja sealt kaardilt vaadata. Et esimene asi hakata arveid alguses välja saatma ja kui sa tunned, nagu ma siin sinu kirjeldatu põhjal välja loen, on see, et sa tunned nagu raha käitlemisest või arvete tegemise juures ebamugavust. See ebamugavus tuleb ära lahendada, sellepärast et kui sa ütled, et rahaga tegelemine on sinu jaoks ebamugav, siis sa teed rahale niimoodi. Miks sa peaksid seda rohkem saama, kui rohkem ebamugavust tuleb ainult? Ja teine asi, klient ei peaks küll kunagi sulle meelde tuletama, et sul on vaja arve välja saata, vaid see peaks olema nagu rõõm, kui sa oled müügi teinud ja seda kiiremini raha liigub. Okei. On küll piinlik, jah, siis kui klient kirjutab, et kuule, jau, saadad arve ka või mis? Miks sul on raha käitlemine ebamugav? Või rahaga seotud asjade ja arvete tegemine, miks see ebamugav on? Ma arvan, et siin on palju sees seda, mis sa korraks ise ka viitasid, et see, kuidas meid kasvatatud on, et me ikkagi, siin 30-ndates ma tulen mingisugusest sellisest ajast, kus raha, kas oli üldse selline, kuulus kuskile mingisugustele kahtlastele tüüpidele, raha tegemine oli mingi hassle, eks ole, et see kõik on nagu... Sehkendajad, jah. Et kui sa teed raha, siis sa juba oled natuke siuke kahtlane tüüp. Et kuskil on mingi selline nagu tunne on ikka kuskil kuklas, et ma küll püüan nagu mõelda seda teisiti, aga ma tean, et kuskil on sees see uss. Ja siin on see koht, kus sul tekib lõhe, ehk see energia ei saagi nagu miski, sinu raha loomine ei saa valmis saada, sellepärast, et sa tegelikult ütled mulle, et sa tahad luua raha. Mis see tähendab, et sa oled aus enda vastu. Nüüd, kui sa sellel hirmul lased ennast valitseda, siis see tegelikult ei ole aus, sellepärast, et sa ei luba endal raha tahta. Ja seal on ees ka uskumus, et kui sa raha arvena välja saadad arve välja, siis sa võtad, mis on üks väga levinud uskumus, isegi mul oli see alguses, kõigil on see alguses, või paljudel inimestel, et me võtame inimeselt raha ära. Et kui sinul on rohkem, siis kellelgi teisel on vähem. Aga raha ei ole füüsiline. Raha ei ole nagu kullas, nagu kunagi oli pankades, te teate, et raha trükitakse kogu aeg juurde, raha on virtuaalne, ja pigem tasub rahast hakata mõtlema nagu voost. Raha liigub. Ja kui teie müüte midagi, millel on väärtus, te teate, muidu te ei müüks seda, kui sellel poleks väärtust, siis see inimene on vabast tahtest tulnud ostma seda. See, et ta annab selle eest raha, tähendab, et ta pühendub selle toote kasutamisele. Kas te olete märganud, kui te annate midagi tasuta, siis sageli kliendid ei kasuta neid asju, mis ei tähenda, et tasuta asju ei võiks teha. Aga see, kui te küsite hinda, on kliendi jaoks sisenemisvärav. See on tema ohverdus ja tähendab, et ta pühendub. Mida kõrgem on hind, seda rohkem ta pühendub. Ja sellepärast on täiesti kriitiline sul esimene asi see ära teha. Mis iganes ebamugavus sul rahaga seondub, sul tuleb sellele otsa vaadata, leiad oma varju juurde, siis kõik hea mugavustsoonist väljaspool. Kas annab mulle mingi nipi ka nüüd peale selle, et arved enne välja saata, et kuidas seda peeglit nagu hoida, et kas ma lihtsalt võtangi nagu need mingid arhetüübid läbi ja vaatan, et otsin, kus see on või... No kus iganes sa tunned rahaga seotult ebamugavust, tuleb sul see ära lahendada, et küsid, et miks sa ebamugavust tunned. Ja sa näed juba, et need on uskumused. Uskumused ei ole tõsi. Eks sa saad valida, kas sa usud seda jama. Kas see aitab sind uskuda, et sa võtad kelleltki raha ära. Nii. Mulle see voo mõte hästi meeldib. Jah, raha on liikumine. Meie ümber liigub kogu aeg raha, et praegu võib-olla keegi ostab midagi läbi neti, eks ole, siin üle õhu lähevad need signaalid ja me ei võta kellegi taskust midagi ära ju vägisi. Või kui te seda usute, siis te arvate, et teil on teise inimese üle vägi. Teil ei ole seda. Te teeb vabast tahtest ostu. Ja sellepärast ongi oluline, et te müüksite seda toodet, mis läheb kokku teie väärtustega. Kui teil seal ei ole ebakõla, siis teil ei teki tunnet, et te võtate kelleltki midagi ära. Kõik, kas kellegi on veel küsimusi? Meil on aeg päris otsas ja üle ka natuke. Jah, aitäh sulle. Aitäh sulle. Meil on tõesti aeg täis saanud, et kohe oleks aeg pausiks. Et kui küsimusi ei tule, siis mul on ainult väikele tähelepanek selle kohta, et tõesti tasuta asjad need ei toimi, et olles aastaid teinud neid suvepäevi ettevõtetele, siis mul on alati öelnud, et ma saan aru, et ettevõte võib-olla paneb, ütleme, et on 60 inimest ettevõttes, suvepäev, pannakse 10 000 euri magama. Ja öeldakse, et kes tuleb, see tuleb, okei, täiesti katastroof. Paned osalustasuks 5 eurot
mis te arvate, et kõik maksavad või? Mis mõttes nii, ma pean maksma ka veel selle eest? Osalemine 100%, mõtle, ma sain 5 euri eest, bändi, söögi, ööbimise, päevajuht, vaat meil läheb hästi ettevõttes, ma ei saa loogikast aru, noh. Aga nii kui ütled, et on tasuta, ma olen käinud ka konverentside, kus tegemas on, kus on 300 inimest saalis, osalustalu 1 eurot ja kõik on nagu, ei, ma võin sinu eest keema maksta, kui tahad, võtan 2 sõpra ka, üli hästi tunnen. Paned osalustasu, ma ei tea, 300 eurot ja see peab ikka hea asi olema, on ju, vaata, ainult mina saan lubada, et inimesed reageerivad kunagi ei tea kuidas. Aga teeme suure aplausi Evale, aitäh!